tere, Facebook ja maailm ja kõik muud tähtsad inimesed, me peame sinna vaatama, lihtsalt ma tuletan sulle igaks juks meelde. Sest kui ma sinna vaatan, siis ma näen ennast, aga sinna ma vaatan, ma näen kogu maailma. Kui ma vaatan sinna, siis ma näen su telekat, kui ma vaatan sinna, siis ma näen su 2 kitarri, üks on basskitarr ja teine on elektrikitarr. Nii on. Aga mitte sellepärast me ei tulnud siia täna rääkima, me tulime siia sellepärast, et meil on täna sünnipäev. Popkulturistid said 5-aastasteks ja meil on vaja seda kuidagi moodi tähistada ja mismoodi siis tähistada, kui mitte saate tegemisega. Nii et see on meie sünnipäevasaade ja kallid vaatajad, kes te olete meiega liitunud, tere tulemast peole. Me räägime viimasest 5 aastast popkulturistide ajaloos ja üldse popkultuuri ajaloos, väga subjektiivse mätta otsast muidugi, ja teeme ka ennustusi järgneva 5 aasta kohta, et mis võiksid olla arengud, taandarengud, mis võib-olla siis võiks meid ees oodata nüüd, kui me veel edasi elame selle pandeemia üle, vaatame edasi sarju, filme, mängime videomänge, loeme raamatuid, käime kontsertidel loodetavasti. Ja siin me oleme. Tere tulemast peole! Tere! Ma loodan, et te olete kaasa võtnud oma COVID-tunnistused. On need siis vastavalt sellele, kas te olete vaktsineeritud või mitte haiged või läbinud just testi või läbi põdenud või mida iganes, et te olete need kaasa võtnud, te saate meile neid näidata, me saame neid skännida, teha isikutuvastuse ja siis edasi vaadata, kuhu me mõtlesime teha ju tegelikult, eks ole, päris nagu live-ürituse, aga siis kuidagi läks asi niimoodi, et me ei korraldanud seda. Mis ongi üks suurimaid põhjuseid, miks seda üritust ei toimunud. See ei olnud ainus põhjus, aga see oli üks põhilisi põhjuseid. Ja siis me mõtlesime, et okei, et vähemasti me tahame ikkagi nagu, kuigi sünnipäevast nüüd ametlikult on möödas natukene üle 6 aja, et me tahame ikkagi kuidagi ära märkida, et me oleme tõesti 5 aastat seda saadet teinud, 5 aastat seletanud, täiesti endalegi üllatuslikult on neid saateid juba nii palju, neid teemasid nii palju, millest üldse rääkida on olnud, tegelikult kui me aus oleme, me räägime umbes täpselt 3 teemast. Täpselt nii on, jah. Et meile ei meeldi sotsiaalmeedia, see põhjustab meis väsimust, Kanye West on imelik või siis geenius ja põlvkonna hääl ja mis meil veel on, see on 2 teemat, ma kardan, et rohkem leida ongi nagu videomängud. Videomängud, jah. See on lahe, et sa just need märksõnad välja tõid, sest et ma olin täna päeva esimeses pooles Haapsalus ja saagisin, sest et seal on palju saagida vaja. Ma tean, et seal võeti puid maha kõvasti ja nüüd seal, jah, kus juures ongi nii, et seal samas meie kodu juures saeti kõik puud maha, rebiti koos juurtega maa seest välja, asfalt kõik kaevati üles, ühesõnaga see näeb välja nagu siuke postapokalüptiline selline tühermaa nüüd, et see väike vaikne armas mereäärne linnake, mida kunagi turistid külastasid ja kus inimesed käisid puhkamas ja kus Tšaikovski armastas istuda ühe pingikese peal. Seda linna enam ei ole ja ma mõtlesin ka, et mida ma siis omalt poolt teha saan, et ma ei hakka ju istutama uusi puid, sest et nad kasvavad nii kaua, nii et ma lihtsalt hakkasin ka saagima. Ma mõtlesin, et et see on see uus Haapsalu. Mulle meeldib väga see, et mulle meeldib olla kohaneja, mulle meeldib olla nagu siuke kameeleon. See on nagu see minu teema kuidagi ja nüüd ma saagisin ja kuulasin meie kõige esimest osa, mis läks eetrisse juunis 2016, täpsemalt see vist oligi see oli vist jaanipäev, mul on siuke tunne. 18. juuni. See oli siis, kui me ta minu meelest laadisime üles, aga veel kellelegi ei näidanud, aga see päev, millal me otsustasime, et nüüd on nagu okei teda jagada kogu maailm, minu meelest see oli 24. Aga ma ei ole nagu 100% ikka veel, ühesõnaga ajalugu. Osa läks üles 18. juuni 2016, ehk siis natuke rohkem kui 5 aastat tagasi ja meie põhiteemad seal kohe olidki, alustuseks me rääkisime, et miks me üldse podcasti hakkasime tegema, me rääkisime, et meile kangesti meeldivad podcastid, me rääkisime ka sellest, et sõna podcast on võõrapärane ja tuleks ära muuta eestipäraseks ja siis sa muidugi ütlesid taskuhääling ja ma ütlesin, et ei, see on keelatud. Ja kui me räägime sellest, et mis on 5 aasta jooksul toimunud või muutunud, siis ma
täna Haapsalus saagides sain aru, et ma suudan elada tegelikult sõnaga taskuhääling. Jah, sest see kampaania leida parem sõna on ebaõnnestunud. See on ebaõnnestunud ja mulle hakkas see ühtäkki tunduma nunnu ja see ühtlasi on tõestuseks ka selle kohta, et ma ei ole enam see, kes ma olin ja see, kelleks ma olen saanud, ma ei ole kindel, et ma tahtsin saada. Okay. Aga ma ei tahtnud nagu, selles mõttes väga nagu hämaraks pöörata kogu seda peo meeleolu, ma tahtsin hoopis rääkida sellest, et me rääkisime Kanye Westist, me rääkisime Frank Zappast, sellepärast, et sa ütlesid, et kui peaks saatma kosmosesse tulnukatele väikse kohvritäie muusikat, et missugune muusika iseloomustab 20. sajandi lõpu või 21. sajandi alguse popmuusikat kõige paremini, et siis Frank Zappa sinu meelest oli just nimelt see muusik, kelle looming võiks seda kõike nagu esindada kõige paremini. Mina ütlesin, et Radiohead sobiks selleks kõige paremini. Nii et me saatsime esimeses osas kohvrid kosmosesse muusikaga ja need kohvrid siis sisaldasid, sinu kohver sisaldas Frank Zappa täit diskograafiat ja minu kohver sisaldas Radioheadi terviklikku diskograafiat ja me rääkisime ka sellest, et Radioheadi uus album oli välja tulnud. Selle albumi pealkiri oli A Moon-Shaped Pool ja huvitav on see, et see oli 5 aastat tagasi. See oli 5 aastat tagasi ja neil ei olegi pärast seda ühtegi uut albumit tulnud ja mis on eriti kummaline on see, et kuidas elus käivad asjad kuidagi niimoodi tsükliliselt ja spiraalides, et ma olengi nüüd jõudnud selle A Moon-Shaped Pooli juurde tagasi naljakal kombel ja kuidagi ma hakkasin üldse mõtlema, et mis see 5 aastat on olnud mu jaoks ja paljud asjad, millest me rääkisime seal esimeses saates, on siiamaani just nagu olulised teemad ja on kuidagi nagu tagasi tulnud. Ainsad asjad, mis olid niimoodi juba ajale jalgu jäänud, olid meie jutud erinevate mobiiltelefonide kohta, sest et sina olid ostnud endale just iPhone, kas sa mäletad, mis iPhone see oli? Ei mäleta, kuna ma olin ostnud, siis ma pakun, et oli 6 või 6S. See oli 6S, sa rääkisid, et su elu on väga raske, sa ütlesid, et see on suuremaks. Sa ütlesid, et sa oled tegelenud viimastel nädalatel kõige raskem asjaga, millega sa elus oled pidanud tegelema, ehk siis uue telefoni otsimisega, mis ütleb nii mõndagi sinu elu keerukuse kohta. ja see, et see just seda ütleb, teeb mul tuju heaks muidugi, sest mul on hea meel, et sul on elu nii hea, aga samas muidugi nüüd on pandeemia, nii et paras sulle. Et sa ka tead, mis on päris raskused, jah, et ühesõnaga, mul on hea meel, et su ellu tuli pandeemia. Aga see on see telefon oli sul 6S ja sa rääkisid, et su elu on hästi raske, et sa oled pidanud käima mööda elektroonikapoode ja su peas käis ainult selline üks refrään ja see oli kas Samsung S6 või iPhone 6S, kas Samsung S6 või iPhone 6S. Ja siis sa sõitsid Keilasse koju tagasi, vaatasid analüüsivaid videoid, läksid jälle poodi, käisid seal ringi nagu kuutõbine. Mingil hetkel sulle lihtsalt anti minu arust tasuta see iPhone 6S ja lihtsalt lükati uksest välja, et palun, et sa hirmutad lapsi põhimõtteliselt, oli see turvameeste tagasiside. Seda ma ei mäleta, aga see võis nii olla. Ühesõnaga, ja minul oli Google Nexuse telefon. Nii et nagu see telefoni jutt oli ainus asi, mis kuidagi paigutas meid hästi selgelt aastasse 2016, aga muus osas see, et Kanye West on imelik geenius, see, et Frank Zappa teeb olulist ja tegi muusikat, mis tekitas mõtteid ja tundeid ja oli kõige paremas mõttes veider, see kõik kehtib endiselt. A Moon-Shaped Pool endiselt on Radioheadi kõige hiljutisem album. Ja mis veel? Me oleme inimestena väga-väga vähe kasvanud selle aja jooksul, mis on iseenesest nagu nukker. See on nukker, seda võis oodata, aga see on ikkagi pettumus. Üks asi, mida ma ise mäletan võib-olla nendest kõige alguse osadest on see, et kui me hakkasime esimest korda rääkisime videomängudest või arvutimängudest või kuidas iganes neid nimetada, siis me olime väga häbelikud ja kuidagi nagu mul on see sellepärast meeles, et pärast kutsuti meid sellisesse podcasti nagu Puhata ja mängida ja seal saatejuhid nagu kuidagi juhatasid sisse. Sina ei saanud tulla, mina läksin, juhatasid mind sisse, kui et me sinuga rääkisime mängudest ja olime seal nagu rääkinud sellist juttu umbes, et tegelikult me väga nagu ei mängi ja nagu oleme siuksed ikkagi nagu arvutimängude kauged.
aga et noh, nagu jutu käigus oli nagu justkui tekkinud mulje, et see kõik ei ole tõsi. Ja nüüd 5 aastat hiljem üks tihedamaid vastukajasid, mida mina vähemalt olen kuulnud, on see, et muidu on väga ägedad saated, aga ma väga neid ei kuule, kus arvutimängudest räägime. Neid saateid on kuidagi hästi palju juba tekkinud, et tuleb välja, et me tegelikult, kui me oleme nagu kasvanud inimestena, siis peamiselt mänguriteks. Mul on siuke tunne. Ja see on väga tõsi. Ja tõesti, me juba esimeses saates hõikasime välja, et ja videomängud huvitavad meid väga ja kuidagi kinnitsime üksteisele, et see on ka üks asi, millest võiks rääkida ja millest me kindlasti tahaksime rääkida. Aga jah, oli mingisugune siuke valehäbi või mingisugune siuke ettevaatlikkus, mis oli otseselt kuidagi tulnud sellest, et ükski meie lähedane sõber muidu eriti ei rääkinud meiega mitte kunagi videomängudest. Ja siis tundus, et see on siuke asi, mida tehakse öösel vaikselt omaette teki all, on ju. Ja nii me tegime, aga siis mingil hetkel me mõtlesime, et ei, videomängud on tulevik ja kogu maailm nõustus meiega. Ja tänu meile on mängutööstus jõudnud hüppeliselt selle 5 aastaga nii kaugele, et ja see on nüüd tõsijutt, et mängutööstus on suurem tänasel päeval, kui on näiteks televisioon. Suurem kui filmitööstus. Ei, vabandust. Ma olen nüüd segaduses. Siin kõlavad ainult faktid siin saates täna. Suurem kui filmitööstus ja suurem kui näiteks ja palju suurem kui kirjastusmaailm näiteks. Et televisioon veel edastab videomängutööstust, aga filmikunstist on see jõudnud oma siukselt nagu turuvägevuselt, turu suuruselt edasi. Ja ma ütleks, et ka see, mis toimub videomängu maailmas, see, kuidas erinevad lavastajad on leidnud oma tee nüüd videomängutööstusesse, kuidas erinevad huvitavad kirjanikud on sinna jõudnud ja kuidas tagatipuks ma ise nüüd töötan videomängustuudios, olles selgelt ju kirjanduse ja teatri taustaga pigem. Olles minetanud nii-öelda need vanakooli siuksed kultuurilised väljendusviisid või loomingulised väljendusviisid ja jõudnud nii-öelda tänapäeva. Jah, täpselt. Ma minetasin kõik need, Ivo isegi oli kohal, kui ma tegin siukse rituaali, kus ma põletasin kõik oma tekstiraamatud. Mis ma tegin? Ma rääkisin Shakespeare'i kohta halba. Mul oli siuke... Sul oli ette valmistatud nii-öelda lühike selline essee, mille sa siis nii-öelda ette kandsid ja põlema panid, et ka see ei säiliks. Jaa, täpselt nii. Ivo oli seal. Ivo, sa olid väga mureliku näoga, aga sa ikkagi kuidagi olid lõpuni. Sõpra peab toetama. Jah, peab toetama. Kuule, sõprus on ka asi, mis on tekkinud 5 aastaga. See isegi, ma ütleks, et see kasvas ja see esialgu üleüldse nagu tekkis ka, sest et me seda saadet tegema hakates tegelikult ju teineteist ei tundnud. Ja sa kirjeldad seal meie kõige esimeses osas aastal 2016 nii vahvalt, kuidas sa olid lennujaamas passinud hästi pikalt, püüdes saada vist Brüsselist Tallinnasse koju või Keilasse koju ja ei, sa siis elasid Tallinnas. Siis ma elasin Tallinnas, ja siis sa kuulasid kõik oma podcastid ära, kõik oma taskuhäälingu osad, mis sul telefonis olid ja mis sulle huvi pakkusid ja siis need said otsa ja siis hakkasid uuesti kuulama mingeid vanu osi, mida sa olid juba kuulanud, sest et sa pidid passima seal ja midagi põnevat ei toimunud. Ja lõpuks, kui sa öösel jõudsid koju, siis sa nägid, et ma olin Facebookis vist rohelise sükse nagu tulukesega esindatud, just nagu ma oleksin online, kuigi ma tegelikult ei olnud ja siis sa mõtlesid, et aga teeks selle vennaga podcasti. Mis paneb mind jällegi mõtlema, et see on vist väga nagu, sa vist olid nagu valmis ükskõik kellega tegema seda podcasti põhimõtteliselt, sul oli see reisi süke deliirium juba, sa olid 60 korda kuulanud oma vanu podcasti osi läbi ja siis mõtlesid, et ma lihtsalt lähen, vaatan, kes Facebookis on ja hakkan selle inimesega podcasti tegema, sest et kõik osad on otsas ilmselgelt juba, mida kuulata saaks. No see on selline hea nagu asi, mida öelda, et sa olid online või kuidagi, et nagu jäid ette ja sellepärast, aga kui ma nagu peaksin olema täiesti aus, siis ma enam ei mäleta, miks ma just mõtlesin, et sinuga oleks hea podcasti teha. Ma olin üsna ma olen täna üsna kindel, et mul oli mingi nagu spetsiifiline põhjus, miks ma mõtlesin, et tagantjärele mõeldes sa lihtsalt enam ei saa aru, mida sa minus nägid.
ei no tagantjärele mõeldus oli see õige valik ju, vaata. Kas oli? Aga ei no vaata, paralleelreaalsusi ei tea, aga valik oli kindlasti õige, aga miks ma selle valiku tegin või miks ma spetsiifiliselt just sulle kirjutasin, seda ma enam ei mäleta. Kas sul oli mingeid varu? Ma tahaksin midagi nagu väga sellist ausat öelda, et oma hingelt nagu ära rääkida nüüd 5 aastat hiljem, et tegelikult nagu tead, Jim, see põhjus oli see, aga tegelikult ma ei mäleta seda põhjust. Aga ei, ma ikkagi jään selle juurde, et see oli nagu ääretult õige valik, sellepärast, et tõesti me oleme saanud selle aja jooksul väga headeks sõpradeks ja see on kuidagi nagu selline sõpruse crash course, vaata, et nagu üldiselt enamus oma sõpradega, kuigi meil on head suhted, siis ma kohtun üsna harva ja need teemad, millest kunagi ei ole nagu mingit pressure'it, et leida mingeid uusi teemasid näiteks, millest rääkida või isegi, et oleks nagu millestki põnevast rääkida. Sa räägid praegu enda eest, ma lihtsalt täpsustan. Ja, ma lihtsalt mõtlen, et on lihtsalt igasugused vestlused, on põnevamaid vestluseid, on igapäevasemaid vestluseid, on kõike värki, aga ei ole sellist nagu survet iga kord, kui me kohtume, leida mingid uued teemad, et nagu ka teistel nii-öelda ümberringi oleks põnevam kuulata, mistõttu läbi selle 5 aasta vahepeal iga nädal põhimõtteliselt saadet tehes ma olen ilmselt sinuga rääkinud oma sõpradest kõige rohkem. Võib-olla, kindlasti välja arvatud oma abikaasa, kellega ma igapäevaselt räägin, eks ole, et see on nagu võib-olla selline rohkema suhtlusega suhe, aga kõikidest sõpradest siis ilmselt ma olen sinuga kõige rohkem rääkinud erinevatematel teemadel üldse vist inimest. Ja selles mõttes ma mõtlen, et selline nagu sõpruse crash course, et kui te tahate kellegagi heaks sõbraks saada, te täna veel ei ole, tehke podcast. Ja lihtsalt vaadake, kas ta on online. Ja, see on esimene. Ja vahet ei ole, kas kell on 4 öösel või 3 päeval, lihtsalt visake kiri teele ja öelge, et on aeg hakata tegema podcasti, tule minu juurde ja siis saadad oma aadressi. Võid Google Mapsi lingi saate ka. Ivo näiteks täna saatis mulle oma praeguse korteri aadressi Google Mapsi lingi kaudu ja ma eksisin totaalselt ära, nii et tegelikult see ei pruugi toimida. Ja tundub. Aga siis sa nägid mind aknast lõpuks. Ma just mõtlesin, et kellelgi ei ole otseselt olnud probleemi siia tulemisega, küll aga paar korda on küsitud, siis ma just mõtlesin, et ma sulle spetsiifiliselt, et ma tahan, et sa jõuaksid õigel ajal kohale, me jõuaks valmistuda, et ma saadan nagu selle täpse koordinaatidega punkti Google Maps kaardile, et tule siia. Nii et ma ei tea, kuidas sa ära eksisid, aga ilmselgelt see on võimalik. See on võimalik ja sellega see teema lõpeb praegu. meil on tulnud juba esimesi küsimusi, ma kindlasti ütlen teile, et kui te meid praegu siin Facebookis, eks ole, laivis kuulate, te võite meile küsimusi saata. Meile kirjutas Maarja-Liis siin, et talle meenuvad mõned tsitaadid saatest, kus Jim oli küsinud siis minult, et kuidas ta saaks olla minu jaoks rohkem full bono. Ma ei mäleta absoluutselt konteksti. Ja ta küsib, et kas siis Jim on arenenud rohkem bonoks täna. Ma arvan, et me rääkisime selle U2 lauljast bonost, ma tõesti ei mäleta, mis kontekstis, aga mul on tunne, et Jim on nagu selles bono elab ju UK-s, eks ole. No ma usun, et tal mingisugune place ikka on seal kuskil, on ju? Et kindlasti ei elada Eestis, nii et see, et sa oled kolinud UK-sse, võib-olla teeb siin natuke rohkem bonoks. Pean nõustuma. Aga õnneks sa ei ole muutunud selles mõttes rohkem bonoks, et ma ei tegele heategevusega näiteks, et õnneks ma siukse asja peale. Ei, võib-olla lihtsalt inimeste hukkamõistmisega laval. Keda ta hukkamõistis? Kõiki. Või ta üldiselt kipub olema siuke preachy, et ta räägib, kuidas inimesed teevad halbu asju ja mis ei ole ilmtingimata vale, aga ühesõnaga, ma ei tea, kas sa ise tunned, et sa oled täna rohkem bono kui 100%. Okay. Ma tunnen ma ei tunne mitte ainult, et ma olen 100% rohkem bono kui varem, ma tunnengi, et ma olen 100% bono tänaseks päevaks. Full bono. Full bono. Ma ütleks, et 5 aastaga on saavutatud full bono staatus. See on uskumatu areng. On ja tänavusel jalka EM-il, kui Bono laulis seda tunnuslaulu seal,
Bono laulis selle Bono ja U2 tegi selle põhitunnus-loo jalka Eurocupile. Siis iga kord, kui ta laulis, ma tundsin, et nagu mina lauluks. Nagu see laulu meloodia tuleks minu seest ja jõuaks nende 10 miljonite jalkasõprade teleritesse. Et see oli väga kummaline kogemus. Aga see on üks areng tõesti, mis on toimunud selle 5 aasta jooksul. Ma ka julgustaks inimesi siin meile näiteks õnne soovima, ma vaatan, et Kristi on meile õnne soovinud, ütleb, et 5 on ilus number, tublid poisid Ivo ja Jim. Ja meie täname Kristit, sest et Kristi on üks meie truumaid kuulajaid. Ja aitäh sulle, Kristi, et sa oled endiselt meiega. See on kõige imelikum ja kõige ägedam asi üldse, et on endiselt inimesi, kes meid kuulavad ja et on inimesi, kes on meid kuulanud algusest peale praktiliselt ja endiselt teevad seda. Ühesõnaga, see kõik ongi see põhiline põhjus, miks me jätkame. Ma ei tea, kas me, huvitav, kui kaua me oleksime teinud seda saadet, kui me poleks saanud mitte mingisugust vastukaja kelleltki, sest et mulle kodus öeldi kohe, et ma ei kuule teie saadet, ma kuulen seda juttu iga päev kodus, ma ei taha seda juttu rohkem kuulda ja kättemaksuks nüüd see uus podcast, mis tehti Yes lapsed, kus sina oled ju see inimene, kes seda saadet kokku paneb, et ega ma seda ka ei kuule ja, ma tahaks kuulata, aga see on ego ei luba. Ego lihtsalt ei luba, mul lihtsalt sõrm ei tõuse, et vajutada subscribe sellele saatele, aga teistele kõigile ma väga soovitaks Yes lapsed podcasti, kus siis räägitakse asjadest, mis inimeste igapäevaelu päriselt just nagu võiksid mõjutada erinevalt. Mitte küll nii palju kui popkultuur, eks ole, siuksed vähem tähtsamad teevad nagu pere ja lapsed ja muud. Suhted, psühholoogia. Ja siuke, ninnu-nännu, aga siiski nagu tasub ka seda poolt. Aga ka meil on omad tugevused, me siin joome kummeliteed näiteks. Omad nõrkused sa tahtsid öelda. Minu jaoks on kummelitee kindlasti nõrkus. Jaa, aga podcast, kus juuakse otse-eetris kummeliteed. Seda küll, see on tugev. See on märk tugevusest minu meelest. See tähendab seda, et me ei pea ennast, me ei ole nagu need mingid Twitchi streamerid, kes peavad jooma otse-eetris liitrite kaupa Monster Energy drinki ja mingid neoonsed LED valgustid sähvivad taustal ja me istume tavalistel köögipukkidel, me joome kummeliteed, tähistame vaikselt niimoodi oma sünnipäeva. Banaani, küüslauku. Ja igaks juhuks, kui vampiirid peaksid tulema, siis me oleme pandeemia kaitstud. Juba algas, kurat teab. Et ja ikka leidub inimesi, kes meid kuulavad, nii et ühesõnaga, me jõuame tagasi sinna, et kui sa tahad sõpru leida, siis lihtsalt tee temaga podcast, sest podcastide latt on väga madalal, et igaüks võib teha absoluutselt ja võib täitsa vabalt lohistada 5 aastat välja koos sõbraga ja sõprus kasvab ja läheb aina lõbusamaks. Aga tüürides seda juttu tagasi selle number 5 peale. Ma siin vahepeal ütlen ka seda, et tegelikult Maarja-Liis ütles, et ta müslit ei oska teha, viidates siin kingitusele, mis me saime, mille me koos ära tarbisime müsli näol, aga saia ka nii väga mitte, aga ta kirjutab luulekogu ja kui see vähegi kõnetab, et siis ta kingiks selle meile müsli asemel, mis on veel eriti tore. No minul tõtt öelda on Maarja-Liisi luulekogu olemas, kui jutt käib tema debüütteosest ja see on mul juba läbi loetud, juba nauditud, juba ootan järgmisi lugemisi, et sealt üle lugeda ridu, mis eriliselt korda läksid. Kui aga jutt käib järgmisest teosest, siis absoluutselt saada teele. Aga kui tahad saata debüüt luulekogu, siis Ivole võid saata, mul on juba olemas, mul on seal isegi autogramm sees, nii et I'm all set selles mõttes. Jaa. Aga sinul on siin nii vähe raamatuid, et sulle võiks... Teised on Pööningul. Isegi teised vaatajad võiksid sulle saata. Kus Pööningul? Vaata, me siin, kas see oli eelmine saade või? Me rääkisime, kuidas ma maja ehitan. Seal? Seal Pööningul on, jah. Seal majas, mida sa lammutad parasjagu, seal on kõik su raamatud selle tolmu sees ja... Ei, nad on Pööningul. Pööningut ma ei lammuta. Pööning on selline, nagu see olema peab ja selliseks see jääbki või? Päriselt sa Pööningut ei puutu?
praegu mitte, ma kõigepealt tahaks seal elada. See on nagu prioriteedid on see, et Pööningul saab praegu asju hoida, näiteks raamatuid ja kõiki teisi asju põhimõtteliselt ka. Ja siis kui me juba seal elame, siis võib-olla üks päev ma teen Pööningut natuke ilusamaks. Okei. Airbnb-ks? Ei, see ei ole nii suur Pööning. No. Mis ma nende inimestega seal teen? Röövid neid? Ma ei taha. Ma mõtlesin, et rääkides 5 aastast veel, naljakas on see, et ühest küljest tundub nagu eriti mitte midagi poleks muutunud, et mingisugused asjad, mida me siis pidasime oluliseks, on endiselt kuidagi olulised ja võib-olla rohkemgi veel kui varem, sest et näiteks kohe esimesest saatest ma kuidagi hoidsin kõrvu kikkis, et kuulda, kas me mainime ka mingisuguseid voogedastusplatvorme, kas me mainime mingisuguseid, ma ei tea, äppe, mida me kasutame, mida tänaseks on kuidagi raske isegi ära tunda, sest et pole ammu mõelnud nende peale. Aga ei, me rääkisime, näiteks ma ütlesin, et ma ei ole kuulanud Radioheadi viimast albumit, Moon-Shaped Pool. Nüüd ma saan aru oled. Sest et nüüd ma olen palju seda kuulanud ja ma olen selle juurde ringiga tagasi jõudnud, nagu ma sulle ütlesin, aga ma ütlesin, et ma ei ole seda kuulanud, sest et see veel ei ole Spotify's. Selline probleem oli mul. Nii et Spotify oli meie igapäevane abiline juba siis. Netflix oli ka. Netflix oli ka. Ja sest et me rääkisime ka Netflixist põgusalt. Nii et kui praegu vaadata, mis on muutunud, siis võib-olla minu isiklikud muusika kuulamisharjumused võib-olla on selles mõttes arenenud tagasi käega katsutavate andmekandjate juurde, ehk siis vinüülplaatide juurde ja isegi kassettide juurde. Et see on mingisugune asi, mida ma tõesti võib-olla aastal 2016 poleks isegi osanud mõelda, et ma ühel päeval tahan osta ja tellida endale kassette, aga ühesõnaga see murdepunkt vist toimuski siis, kui meil paar saadet tagasi käis külas Madis Nestor, kes natuke seletas mulle lahti, et milles seisneb see kassettide tagasituleku fenomen. Ja nüüd ongi lihtsalt hästi selge, et see võib olla siuke ajutine mingisugune trend, mis tuleb ja läheb, kes seda teab, aga fakt on see, et võib-olla 2 selle aasta sellist nagu suuremat pop-albumit, mis kas on välja tulnud või kohe tuleb, ehk siis Billie Eilishi uus album Happier Than Ever, mis nüüd just välja tuli mõni päev tagasi ja varsti ilmub Coldplay uus kauamängiv, mille pealkiri mulle ei tule meelde. Ei huvita kedagi. Aga igal juhul, et mõlemad seda albumit nad promovad ka kasseti peal põhimõtteliselt, et see on üks nendest ilusatest värvilistest formaatidest, mida nad igasse oma sotsiaalmeedia sinna, mis iganes see on see galeriisse või kus sa saad lapata neid erinevaid tooteid ja siis vajutad shop now, mida nad sinna lükkavad ja mida nad oma kodukale lükkavad, et see on asi, mis lihtsalt nagu näeb nunnu välja ja on jõutud jälile, et see tekitab väga paljudes muusikasõprades ikkagi piisavalt palju nostalgiat, et nad päriselt tahavadki endale koju riiulisse osta ühte sükest väikest nunnut plastikust sellist helikandjat ka, mida võib-olla ongi lihtsalt armas vaadata, vaevalt, et nad seda nagu ülipalju kuulavad, aga see lihtsalt on nunnu ja ongi praeguse seisuga ma vist viimase 2 kuu jooksul, ma viimati ka ütlesin sulle, palju ma olin ostnud neid kassette, aga tegelikult see number oli vale, et tegelikult ma vist olen kas 4 või 5 kassetti lausa ostnud, ma ühte ootan. Kas sul kuskil neid praegu juba mängida ka on või? Jaa, mul on 2 sellist pisikest kaasaskantavat kassetimängijat. Ja ühesõnaga, see on mingisugune asi, mis kui rääkida tulevikust, järgmisest 5 aastast, siis ma küll kujutan ette, et see füüsiliste helikandjate populaarsus ja müük ilmselt ikka veel kasvab edasi, et ka kassettide toel osaliselt, aga vinüül kindlasti on tulnud, et mõneks ajaks kindlasti jääda
aina rohkem inimesi hangivad endale vinüüle ja mul on niisugune tunne, et CD-sid on isegi nagu raske leida, kui sa astud muusikapoodi sisse, siis põhimõtteliselt sa näed ainult vinüüle praeguse seisuga, mis on väga suur muutus jah, selles suhtes. CD-plaatide puhul on see, et ma olen ise nagu hästi palju mõelnud CD-plaatide puhul, sest mul on neid üsna palju, nad on pööningul samamoodi ka nagu minu vinüülplaadid ja kassetid. Et ideeliselt ma isegi nagu hea meelega koguksin CD-plaate, sest täna on nagu see seis, et sa saad minna hästi paljudesse erinevatesse nagu korduvkasutuspoodidesse ja päris korralikke nagu CD-kollektsioone on võimalik osta, CD-plaate on võimalik osta üsna kergelt. Jah, uute CD-plaatide puhul nagu sealt on nagu see turg üsna tugevalt ära läinud, et neid nagu niimoodi enam tõesti väga palju ei ole. Aga eks see on lõpuks nagu siuke kogumise värk, põhiline probleem mul on alati olnud, et just kui nagu sul on, eks ole, vinüülid, siis ma mõistaks nagu kassette ka ja CD-plaate, siis neid nagu erinevaid muusikakandjaid on nii kohutavalt palju, et mul on nagu frustreeriv, kuhu need kõik panna. Et ma nagu pigem tahaks, et neid oleks vähem kui rohkem, nii et ma olen peamiselt vinüülide peale jäänud, samas mul on üks hästi tore kinokassett, Etanel Ljubov, ja mul peaks, tähendab, need ei ole nagu päris minu omad, aga kuskil isapööningul on mul kindlasti ka näiteks onu Bella kassett, Bella M, nagu Bonnie M, mida kahjuks veel ei ole vinüüli peal välja antud, sest onu Bella üks vinüül on olemas, ma väga ootan, et tuleks ka järgmine see Bella M. Meil on vahepeal siin küsimusi ka tulnud. Näiteks selline põletav küsimus Kaisa poolt nagu Limpa versus Lotte. Sinul on lapsed, mina ei tea nendest tegelatest väga mitte midagi. Ma hakkasin mõtlema selle peale, et Limpa vist teeb, eks ole, on mingid jäätised. Kas Limpal on limps ka, sealt see nimi vist tuleb, eks ole? Et on see, kas on Tartu limonad on Limpa või? Ma seda Lotte on see organisatoorset poolt ei tea, aga Lotte on see, kellel on oma teemapark. Limpa on see, kellel on oma limps. Mul on siuke tunne, et teemapark nagu selles suhtes nagu filmistaar pluss oma teemapark, et see nagu võidab antud kontekstis nagu kui peaks nagu võrdlema, et oma limps tore, aga kus su teemapark on, kus sinu filmid on. Jaa, et kui Limpa tahab siin mingit jälge ikkagi jätta Eesti kultuuri, siis Limpa peab kiiresti nüüd kuidagi võtma end kokku ja hakkama contenti looma, sest Limpal ei ole contenti. Lottel on filmi content, mitu filmi, Lottel on mingi 3-4 filmi minu arust või ühesõnaga meil on kodus vähemalt on siuke kolme DVD-ga, ei, mitte Limpa, vaid Lotte. Vabandust, jah. Lotte DVD box ja siis üks DVD on meil veel puudu, nii et tal on 3-4 filmi minu arust. Wow, okay. Või siis on nii, et 2 nendest DVD-dest sisaldab nagu neid seriaale ja 2 on veel filmid. Mida iganes, igal Lotte on tootnud contenti, Lottel on raamatud loomulikult ja Lottel on igast mänguasju ja värki. Limpa, kes on Limpa? Jah, kes on Limpa? Tegelikult ma isegi ei teadnud. Limpa teeb krooksu, ma ei tea, et see ei ole content. Ma tooks siia kolmanda poole köörde Nublu, sest ma vaatasin, Nublul on oma jäätis ja Nublu on nagu superstar, vaata. No Nublu, ma arvan, Nublu üritab troonilt maha lüüa Vanilla Ninjat. Mis valmistab mulle väga palju muret, sellepärast, et läbi aastate kõige parem jäätis vaieldamatult täiesti nagu objektiivselt on olnud Vanilla Ninja jäätis. Ja see on reaalselt, see on üks Eesti müüdumaid jäätiseid ka. Ja. Ma ei ole seda Nublu oma ostnud, ma ei tea, kas see on nii hea, aga ma ei kujuta, et ta saaks olla. Seal oli igast stuffi sees. Ma olen kuulnud, et seal on nii palju stuffi sees, et kui sa seda sööd, sa hakkad mõmisema. Aga Vanilla Ninja ju teeb ka comebacki ja ma arvan, et nad tundsid... Ma kuulasin seda lugu umbes 30 sekundit. Ma arvan, et nad tundsid, et natukene keegi hingab kuklasse ja see oli Nublu, kelle jäine just 5 jäätist ära söönud hingeõhk sinna kuklasse vastu kukalt puutus ja nad said aru, et selleks, et see jäätis ikkagi püsiks poodide lettidel, on vaja hakata tootma jällegi uut contenti, nii et content on võlusõna.
nii et jaa, ma annan täitsa tasuta nõu praegu Limpale, kuigi mingit põhjust selleks ei oleks. Võib-olla ainus põhjus, miks ma seda praegu teen täitsa niimoodi lõdvalt ja hea meelega on see, et ma just mõni päev tagasi, mul oli joogijanu ja ma ostsin jääkülma pudeli Limpa limonaadi. Ma ei olnud aastaid joonud Limpa limonaadi. Ja ma võtsin sealt sõõmu ja ma võtsin 2 ja tuju läks aina paremaks. Ja sellepärast ma olen nõus Limpale andma nõu, et see mõnus jäine limps tuletas mulle meelde, kuidas ma kunagi olin sellest limonaadist sõltuvuses lapsena. Ma pidin seda saama 2 pudelit päevas. See oli väga jube. Ma varastasin vanaemalt raha, et osta Limpat. Ma reetsin oma sõpru. Ma müüsin oma dokumendid maha. Ühesõnaga, see oli väga-väga ränk. Õpilaspileti. Õpilaspileti, jah. Täpselt. Õpilaspileti. Ühesõnaga, karmmärk, jah. Et Limpal on olnud oluline koht mu elus, aga Limpal ei ole contenti, nii et Limpa hakka contenti looma. Ma ei ole aastaid ostnud Limpa limonaadi küll, aga kui ma Eestisse tagasi kolisin, siis üks asi, mida ma väga tahtsin juua ja mida ma olen nüüd mitmel korral poest ostnud, oli tarhunn, mis minu meelest ületab Limpa, et kui siin nagu läheb auhindade jagamiseks, siis kindlasti Vanilla Ninja jäätis ja tarhunn. Kõige parem oleks veel see Tšernogologo tarhunn, mis on minu meelest kõige maitsvam. Et seda tahaks küll. Siin on tulnud üks väga sisukas kiitus, ma arvan, et see on kiitus. Lõpeb sellega, et loodetakse, et me viitsime podcastide lati alt läbi joosta ka edaspidi, nii et see natuke tekitab mulje nagu löödi nuga selga põhimõtteliselt natukene. Jah, et saime praegu nagu, et algab nagu kiitus ja siis ütleb, et loodame, et nüüd siis meil on edaspidigi jaksu, et me viitsime joosta podcastide lati alt läbi. See on üks asi, millest me pole rääkinud. Millised on sinu suhted nugadega? Ei, tegelikult suur tänu, William. Et väga armas ja sisukas õnnitlus. Ja siin ma vaatan veel Ella caps lockiga paneb, et Lotte ja siis väikeste tähtedega võidab ja siis siin on umbes võib-olla 5 hüüumärki, sest meil on 5. sünnipäev. Et jah, meie kuulajate seas on ka väga palju hardcore Lotte pooldajaid. Ikka content, jah. Content ikkagi loeb. Aga sa küsisid mult hoopis midagi muud. Ja millised on su suhted nugadega? See ei ole meie saates minu meelest tulnud üldse teemaks. William selle nüüd tõstatas niimoodi. No ma nuge endiselt ei põleta. Ma mäletan, et meil oli eraldi teema. Kusjuures see on nii naljakas, et see oli meie kas see kuidagi ei olnud nii, et see oli viimane Raadio 2 saade? Äkki või? Võib-olla oli, jah. Või igatas mul on sellega mingi seos, et ma mäletan, kuidas me nagu meeletult rääkisime sellest, et on normaalne, kui inimesed käsi pesevad ja hügieeni hoiavad ja siis tuli pandeemia. Ja sa rääkisid ka sellest, et sind kuidagi šokeeris ja endiselt vist šokeerib see, kui hooletult inimesed oma nuge puhastavad. Jaa, õige. Jaa, me oleme rääkinud oma suhetest nugadega ühe sõnaga. No see oli sinu teema peamiselt. Ma lihtsalt kuulasin suu ammuli ja tegin lolle kommentaare sinna kõrvale, aga põhimõtteliselt me jõudsime sinna, et nuge tuleks desinfitseerida erinevate, et kui sa oled lõiganud liha, siis parem oleks, et sa pärast seda nuga nagu puhastad nii, et oleks puhastatud, et need erinevad ei no, sul võiks olla lihanuga ja sul võiks olla muu nuga. Et noh, sul on toore liha jaoks oma nuga. Me rääkisime sellest juba korra. Sa ei pea desinfitseerima seda. Ühesõnaga pese oma nuad puhtaks, aga hoia, et sul on eraldi nuga lihalõikamise. Ja siis me vist kuidagi jõudsime sinna, et kui sa ei saa desinfitseerida või kui sa ei ole kindel, et sellest on piisanud, et siis tasub ka nuga nagu tulle visata korraks. Ei, no sa võid ta tulle visata, aga kuidas näiteks metallist laboritehnikat desinfitseeritakse tihti on see, et sa katad õrna etanoli kihiga ja põletad selle etanoli sealt maha. Et see oli see nagu nugade põletamise pool. See on minu peotrikk tavaliselt, ma katan oma käe etanoli kihiga ja põletan selle kihi sealt maha. Laste sünnipäevad tavaliselt ma tõmban niimoodi käima, et mul tütrel just oli 7. sünnipäev.
kohe, ütleme, jää oli murtud. Ja teise trikina ma panen kahvli elektrisoklisse. Kus sa teadsid? Ma ei kutsunud sind. Ma nägin seda show'd Instagramist filmis. Keegi tegi laivi. Nojah, et ühesõnaga, no nüüd siis maailm teab, aga põhimõtteliselt, kuna see on nii hästi inimestele peale läinud, siis ma olen mõelnud ka seda, et võib-olla kutsuge mind oma laste sünnipäevadele, kui on vaja mingit meelelahutajat. Ei, ma ei ütleks, et ehmatada, ega lapsed, mu tütar ka vaatab näiteks seda sarja Operatsioon Ai. Oled sa vaadanud seda? See on väga šokeeriv. Ma pole kuulnudki siukse. Seal konstantselt näidatakse mingeid väikseid lapsi umbes lahtiste luumurdudega ja mingite suurte peahaavadega ja siis nad just räägivad, et mis tunne on ja siis erinevad... On see animeeritud? Või ei, see on Ühendkuningriigis toodetud selline nagu meditsiinisari lastele, mille eesmärk on... Hirmutada lapsi. No näed, see tähendab... lastel on õigus teada... Harida lapsi. Harida, jah, et lastel on õigus teada, mis tööd arstid teevad näiteks, on ju. Tõsi. Mis juhtub, kui lõikad näppu kogemata, aga niimoodi, et on kohe täitsa nagu tõsiselt lõigatud. Näppu enam ei ole. Jah, näiteks, kui näppu enam ei ole, et siis mida arst saab teha, et selle saate eesmärk on teha nii, et inimesed ei kardaks arsti juures käia, mis on naljakal kombel ka meie saate põhiline eesmärk. Et see on asi, mis kuidagi... Oleme üritanud niimoodi hoida seda joont. Aga tagasi selle 5 aasta teema juurde. Jaa, lähme. Kas sul on vahepeal tekkinud mingisuguseid flashbacke selle kohta, mis on olnud nagu aktuaalsed su jaoks viimase 5 aasta jooksul, mis on võib-olla võimenenud? Me rääksime videomängudest, sinust on näiteks saanud videomängu striimer, mis on kindlasti asi, mis, ma ei tea, kui palju sa selle peale mõtlesid 5 aastat tagasi, et seda võiks proovida, aga nüüd reaalselt sa oled viikingina olnud miljardite Twitchi kasutajate ees ja ehitanud oma viikingi majakest. Vähemalt neil kõigil on olnud potentsiaal mind vaadata, mis on kõige olulisem. Kas nad on vaadanud mind, on oma... Neil on võimalus ka järel vaadata. Enam ei ole. Ma just vaatasin üks päev sinna kanalile, et kuna ma nüüd ei ole juba mitu kuud mänginud, siis need videod on sealt ära kadunud. Et see on kuidagi, see on selles suhtes hästi nagu kurb viis nagu elada, et sa teed nagu tööd, striimid näiteks on ju, ehitad oma viikingi küla ja elu ja siis need videod lihtsalt kaovad ära, nagu ei olekski midagi olnud, et selles suhtes see natukene tekitas minus ahastust. Okei, see on tõesti kurb, aga need videod elavad meie mälus edasi. No ma loodan. Ja me saame need videod panna laulu sisse ja siis need ei kao kunagi. Näiteks, sest et sinu viiking, tema nimi oli Rökk. Ja. Et siis me peaksimegi tegema näiteks albumide ja laule sellest, kuidas Rökk ehitas palkidest maja endale. Siis me saame rääkida sellest, kuidas Rökk läks metsa. Mida ta otsis sealt, marju või midagi ta seal otsis, ma mäletan, et marju ja seeni. Mind hullult ajas naerma, aga niimoodi sisemiselt, ma nagu laginal kodus ei naernud niisama, aga mind seesmiselt ajas väga naerma see, kuidas sa ise selle saatejuhina või kuidas öelda, striimijana olid kuidagi nagu mingi kõige rahulikumas meeleolus, mis ma olen näinud sinu puhul üldse. Sääl on selline hästi mahe ja pehme. See oli täiesti nagu kuskil oleks olnud kellelgi mingisugune, nagu oleks olnud mingi toatäis inimesi, kellel just oli kõigil mingisugune paanika-atakk ja siis sinu selle saate eesmärk on siis kuidagi nagu suigutada nad unele rahulikult, et keegi enam ei vehiks ringi ja ei karjuks. Et see oli nagu nii chill see, kuidas sa rääkisid, pluss sa jõid kummeliteed nagu meie praegu siin. Alati kui on võimalik, siis ma joon kummeliteed. See oli, ja siis sa jõid seda kummeliteed ja siis ekraani peal oli siuke eriti muskulaarne viiking Rökk, kellel oli vaja siis minna metsa asju ajama ja esimese asjana tähendab, sa rääkisid, kui ilus see mäng on ja kui chill, kui rahulik see kuidagi see keskkond seal on, kui ilus see loodus on, kuidas sulle meeldib seal metsas ringi jalutada, kirjeldasid seda rahu ja ilu ja siis võtsid välja mingisuguse nuia ja lõid esimese ettejuhtuva hirve lihtsalt, kuidas öelda nüüd, sa lõid teda ja ta plahvatas. Ja siis sa... Ma rääkisin ka sellest rahuliku häälega, kuidas see tekitas mus igasuguseid selliseid eetilisi küsimusi. Jah, et mulle tegelikult ei meeldi, et siin mängus on kõik nüüd nagu nii vägivaldne, et need loomad peavad plahvatama, aga
mul jahtida on vaja ja kuidagi, et see kõik oli lihtsalt mulle väga meeldis see vastuoluline, ent siiski kummalisel kombel väga ilusti kokku kõlav selline sisu, kus siis nagu jutustaja hääle mahedus ja rahu kuidagi väga hästi tasakaalustas seda ekraanil toimuvat võikust. Aga kuidas Rökil läheb? No vot jah, ma pole Rökiga mänginud nüüd juba väga pikka aega, kuigi kui sa ütlesid, et keegi võiks lugusid teha Rökist või laule, siis mul kohe kangastus ette, et kui keegi võiks teha Rökist laule, siis see on ansambel Mört, kellel just sellel aastal tuli välja enda esimene täispikk album Pange täis bängereid, mis on selline album, mida ma kindlasti julgen väga soovitada, see on mu üks lemmikumaid töömuusikaid olnud viimasel paaril kuul. Ma panen ta taha mängima, siis ma töötan. Mis žanris see muusika on? Ma pole kuulnud sellest albumist. Ega sellest kollektiivist? Mis žanr ta on? Ta on nagu selline ekstreemsem metal, aga selline huvitav eesti keeles. Neil on väga kihvt laul nimega Mees, kes teadis Ossi sõnu, mis räägib tööst läbi või ütleme siis kannatusest läbi töö, läbi igavese töö võib-olla siis või nagu läbi endast mitte hoolitsemise ja töö. Ja nendel on väga tore laul Soorebased, mis räägib sellest, kuidas vahel sa sõidad maanteel ja kuulad Vaiko Eplikut ja siis juhtub autoõnnetus ja siis sa hakkad soorebaseid igal pool nägema. Et see on väga nagu kihvt kollektiiv ja ma usun, et kui keegi suudaks nagu panna Röki elu muusikasse, siis see oleks Mört. Kas sa mäletad, millist albumit sa parasjagu fännasid siis, kui me tegime oma esimese popkulturistide osa? Ei mäleta. Ma mäletan peamiselt seda, et me rääkisime seal A-rühmast. Korraks, jaa. Mustast kuust. Me rääkisime üldse hästi palju, me rääkisime meeletult palju käest bändi asju läbi. Me rääkisime sellest, kuidas Chalice oli esimene, kes edukalt kodustas ja tegi enda omaks hip-hopi Eestis. Ja kuidas A-rühma laulmata jäänud laulud kuulus ja kuulub endiselt minu elu edetabelite, muusika edetabelite selles nimistus väga kõrgele kohale. Ent Chalice oli siis see, kes kuidagi tegi selle imetriki, et ta tõesti tegi selle žanri enda omaks ja pani selle kõlama nii, nagu see loomulikult võiks kõlada siin kultuuriruumis. Samas kui A-rühm suuresti kuidagi jätkas seda, mida nad ise olid fännanud 90-ndatel ja lihtsalt kuidagi toorelt siis pani selle kõik nagu eesti keelde ja seal ei toimunud mingit suuremat sellist kuidagi, ma ei tea, kodustamist, vaid lihtsalt kuidagi võeti ja tehti. Et Chalice kuidagi suutis tuua Eesti muusikasse mingisuguse sükse orgaanilise versiooni hip-hopist, mis tundus kuidagi selgelt selline nagu Eesti-pärane. Aga see album, mida sa fännasid tol kuul võib-olla siis, kui me seda esimest osa salvestasime aastal 2016, oli John Lennoni poja ja tema sõbra selle sõbra nimi mulle ei tule meelde, aga see oli igal juhul mingisugune väga psühhedeelne album, kus basskitarr kõlas Les Claypool, vailemalt kui laul. Claypool, Lennon Experience või midagi sellist. Ja nad andsid ühe albumi välja, see oli vist esimene album, millest me tol hetkel räägime, nad andsid ka teise albumi välja. Need mõlemad on väga veider kuulamine. Nad on väga kihvt, esimene mulle isegi vist meeldib rohkem, aga nad on tõesti see teine mees, siis selle Lennoni poja sõber on bassist Les Claypool, kes on ansambli Primus bassimängija ja oluline siis ka muusikaline eestvedaja. Aga räägime oma 5 aasta edetabelitest, näiteks näed huvitaval kombel album, mida sa tol hetkel väga suure huviga kuulasid, on sul tänaseks juba praktiliselt meelest läinud. Aga kas on vahemikus 2016 kuni 2021 mingisuguseid albumeid, mis on endiselt sul kuidagi pidevalt meelel?
see on, ma kusjuures üks päev just mõtlesin sellele, et mis on olnud need albumid, et ma olen hästi, ma väga tihti liigun oma muusika maitses nagu sellega, et ma kuulan, mis on uuemad asjad ja siis ma liigun nagu vanade klassikute juurde tagasi, sest mul ei ole nagu väga midagi selles osas teha. Sa ikkagi liigud ju tihtilugu tagasi selle muusika juurde, mida sa nooruspõlves kuulasid. Minu jaoks oli see hard rock ja heavy metal ja igasugust 70-ndate ja 60-ndate muusika, väga palju ka progerocki, et need albumid sellest ajast, mida tänapäeval nagu nimetasid legendaarseteks, eks ole, rocki albumiteks nendest ajastustest, on nagu minul nagu sellised eluperioodil, mis mind kõige rohkem defineeris, olid nagu kõige suuremad lemmikud, mis tõttu ma nagu hästi palju hüppan nagu selle vahel, et ma ikkagi lähen tagasi ja mõtlen, et vau, et kas nagu minu jaoks on viimase, ma ei tea, 5 või 10 aastaga tulnud juurde albumeid, mis oleks nagu võrdväärsed mingite Beatlesite albumitega, mis mulle väga meeldivad, või mingite raskema rocki albumitega, mis mulle kohutavalt meeldivad. Ja mind nagu petab, ma usun, kõige rohkem minu mälu. Sellepärast, et kas või see sama, ma ei paneks seda spetsiifilist Claypool ja Lennoni nagu albumit nagu mingisugusele sellise legendaarse albumi nagu nimistust, et see nüüd oli nagu nii uskumatult võimas ja defineeriv, aga enamus sellised asjad, mis mulle isegi nagu väga meeldivad, lihtsalt ei jää mulle meelde väga pikaks ajaks, kui ma need nagu uuesti avastan või kui keegi meenutab mulle, siis nad kuidagi nagu tulevad meelde, aga praegu niimoodi siin mõeldes, et mis võisid olla nagu sellised viimase 5 aasta nagu tõesti nagu minu jaoks defineerivad albumid. Ma ei tea, mul on raske, ma pean kohe mõtlema selle peale. On sul endal välja tuua mõned, mis sinu jaoks on olnud nagu sellised raputavad? Mul mõned on küll ja ma kohe mainin neid ka, aga ma igaks juhuks ütlen veel ka selle ääremärkusena välja, et lahe oli see, et esimeses saates juba rääkides hip-hopist sa tõid välja või tõstsid esile Open Mike Eagle'i. Ja tema on jälle üks selline konstant või selline püsima jäänud muusik, kes on siis meie teemade ringis ühesõnaga jäänud püsima. Et temast oled sa rääkinud ka veel hiljutigi veel, sest et tema viimane album Anime, Trauma and Divorce meeldis sulle väga ja paistab jah, et siis tema põhimõtteliselt on jäänud meil ka nagu selliseks korduvaks saatekülaliseks. Jaa, aga jällegi nagu näiteks tema viimane album mulle väga meeldis ja tal on paar veel, mis mulle nagu on kohutavalt meeldinud, aga mul on nagu, me sattume jälle sellesse nagu nõmedasse vestlusesse, mille pärast ma mingi hetk Madiselt natukene pahandada sain, et nagu praegu ei tule välja selliseid nagu legendaarseid albumeid või nagu, et ei ole nagu see, ühesõnaga millegi pärast mul on raske nagu kõrvutada sinna, ma ei tea, Sgt. Pepperi kõrvale nagu midagi lähima 10 aasta jooksul ja ma arvan, et see on rohkem seotud sellega, et ma ei mäleta ja ma ei ole täna nagu sellises kasvavas nagu perioodis, kus need asjad nagu nii tugeva jälje jätaksid minu pähe. Ja võib-olla ma lihtsalt ei ole nii kõva popkulturist, et see nagu mind niimoodi mõjutaks täna. Ma ei tea, millest see viga on, aga mingi viga kuskil on. See on tõsi ja ma arvan, et see ka põhjendab, miks inimesed ostavad kassette ikka veel. Sest ma pean tunnistama, et üks nendest kassettidest, mis ma siis Inglismaalt endaga kaasa tassisin, kui ma seda kuulasin lõhki kistud, üles küntud Haapsalu tänavaid mööda jalutades, see oli Father John Misty album ei tule selle albumi pealkiri meelde, igal juhul see oli üks tema albumitest, mis mulle väga meeldib ja ma kuulasin seda ja ma sain aru, et see kõlab ikka nagu palju kehvemini kui Spotify'st ja vinüüli peal kuulates. Ehk siis kuidagi see kassetisahin ja ma ei tea, need mingid playeri siuksed mehaanilised, mingid väiksed siuksed häälekesed, mis vahepeal sinna muusikasse sisse tulid. Et see kõik oli natukene, see ei olnud väga nunnu. Et kuidagi
mulle tuli jälle meelde, et see ei olnud miski, mida ma eriliselt oleksin kuidagi muusikasõbrana lapsena näiteks eraldi hinnanud, et nii mõnus, et see sahiseb kogu aeg või et nii tore, et mul see lint seal ühe koha pealt on kortsus, et siis iga kord, kui ma seda lugu kuulan, et siis seal käib korraks käib siuke nagu sound sealt läbi, on ju. No vaata vahel, kui Mac näiteks tõmbas kasseti niimoodi ma tean, mul nagu hakkab sõlme. kahju sinu kassettidest, sellepärast, et kasseti on võimalik kuulata ka kvaliteetse nagu kasseti tekiga kodus, nii et sa ei raputa teda ringi ja see kõlab enam-vähem hästi. Kindlasti võimalik, aga minu ellu pole tulnud vastavaid eelarveid ega vastavaid kasseti tekid on mingi, ma ei tea, 50 euroga saab täitsa normaalse kätte, pole nagu väga hullu. Aga võib-olla nüüd on nad oluliselt kallimaks läinud. Ma ei usu, et enam saab 50 euroga, et sellest on saanud siuke uus hipster tehnika. Et mida ma selle kõigega öelda tahan, on see, et nostalgial on mingisugune väga tugev mõju sellele, kuidas inimesed, kui kõrgelt nad hindavad mingeid teatud elamusi, mingeid teatuid, ma ei tea, kultuurilisi teetähiseid, aga nostalgia osas tasub olla selles mõttes ettevaatlik võib-olla, sest et kuskilt maalt jookseb mingisugune piir, kust edasi nostalgia tegelikult natuke nagu pimestab meid uute vägevate asjade kogemise ees või kuidagi, et see, näiteks Billie Eilish on väga hea näide sellest, kuidas mingisugune uus asi, mingi uus suur lugu, millest miljonid kuidagi tahavad osa saada ja nii läks minust kaarega möödast, et ma kuidagi pidasin seda täiesti mõttetuks mingisuguseks liiga passirohkeks mingiks mõminaks põhimõtteliselt jälle, on ju. Et kui see esimene pala Bad Guy näiteks jõudis raadioeetritesse, siis mu tütrele, kes siis oli võib-olla, ma ei tea, 5-6 aastane, talle väga meeldis seda auto tagaistmel kuulata, ta alati käiskis panna valjemaks ja talle, teda ajas naerma kuidagi see koht, kus see Billy laulab see I am a bad guy. Siis täpselt Halloweeni see meloodia, et talle see koht väga meeldis. Ja siis mulle tundus, et see on nagu täiesti ilmetu ju tegelikult, et mis asi see on, nagu, et see ei ole otseselt, see ei kõla nagu mingisugune uus huvitav asi, see kõlab natuke niimoodi keldriselt, mis oli nagu positiivne selle juures, et mulle meeldis, et see oli siuke põlve otsast tehtud asja nagu mekk oli juures, aga ma ei viitsinud süveneda, see ei tundunud nagu mingi, ühesõnaga, kui ma lõpuks jõudsin plaadipoodi Beat, siis ma jätsin Billy albumi riiulile, sest et mulle tundus, et see ei ole album, mida, nagu Madis ütles, et küsi endalt, kas sa 5 aasta pärast ka veel seda plaati tahaksid kuulata. Mulle tundus, et kindlasti mitte. Nüüd üks nendest kassettidest, mida ma mainisin, ongi Billie Eilishi uue albumi Happier Than Ever kassett, mille ma eeltellisin Billie Eilishi enda veebipoest. See peaks mulle postkasti jõudma nüüd lähipäevil. Ja Billie Eilishi debüütalbumi ma ostsin siis Inglismaalt ikkagi lõpuks vinüülplaadipoest. Ehk siis, et kui ma olin näinud seda dokumentaalfilmi, mille Apple välja andis Billie Eilishist, selle pealkiri oli The World's a Little Blurry. Kui ma olin selle ära näinud, siis siis käis mingisugune klõps mu peas ja ma sain aru, et oot, ma praegu täiesti oma mingisse nostalgiasse kinni jäänuna olen blokeerinud ära enda jaoks mingisuguse väga erilise ja põneva uue muusiku, artisti, kelle teekonda on kindlasti põnev jälgida, vähemalt minusugusel muusikasõbral. See probleem nagu minu jaoks võib-olla on selles, et kuigi objektiivselt ma suudan analüüsida muusikat, mis tänapäeval tehakse, suudan seda paigutada erinevatesse kategooriatesse, kas on, ma ei tea, AC/DC uus album, mis kõlab täpselt nagu kõik teised AC/DC albumid, aga ei ole samasuguse legendaarse nagu tähtsusega nagu Back in Black või mida iganes. Või seda tehakse nagu mingi trendi najal lihtsalt väga hästi, nagu Weekndi, eks ole, album, mis on nagu sellise 80ndate revivali nagu selline väga hästi produtseeritud, läbimõeldud ja tehtud album või Lady Gaga, see viimane Chromatica, mis on sarnaselt nagu sellisel 90ndate revivali lainel nagu sõitev.
sõitev teos või siis seesama Billie Eilish ja kogu sellise nagu hip-hopi keldrilise poole toomine mainstream ja nii edasi või Kanye Westi veiderdused. Et ma suudan seda objektiivselt analüüsida ja mõtestada ja leida ka selles kontekstis nagu mingid võtmealbumid, mis kas kuidagi defineerivad seda või võivad olla nagu 30 aastaga pärastki nagu sellised nii-öelda määravad albumid. Aga mul on tunne, et need ei ole nagu minu jaoks enam määravad albumid ja leida nagu sellist seost, mis on nagu uus, mis on just välja tulnud, mis on minu jaoks kuidagi nagu nii hingelähedane ja määrav ja kuidagi nagu raputab mind, et see ongi nagu väga keeruline teema, sellepärast, et ma kujutan ette, kui ma oleks olnud näiteks, ma ei tea seda, aga kui ma oleks olnud nooruses nagu hästi suur tollel hetkel siis populaarse hip-hopi fänn näiteks, kas mul oleks lihtsam, kas see, et ma tol hetkel juba kuulasin, ma ei tea, 70-te, 80-ndate sükest nagu ma ei tea, klassika raadiorokki on, et kas see nagu kuidagi defineeris ära, et see ongi nüüd see nagu minu teema forever ja kui ma oleks nagu tol ajal nagu populaarsemat asja kuulanud, et nüüd ma läksin kuidagi rohkem nagu praeguse ajaga ka klikis, aga pigem mitte, ma ei usu, mul on ka siuke tunne, et nagu need inimesed, kes tol hetkel nagu tolle aja popmuusikat kuulasid, on samamoodi nagu pigem jäänud tolle aja popmuusika juurde mõnes mõttes ja naudivad kindlasti nagu uuemat muusikat, aga see, kuidas see nooruspõlve muusika sulle nagu selle oma jälje jätab, see on nagu hoopis teine asi kui see, kuidas sa nagu praegu seda uut muusikat vastu võtad ja tunned ja seetõttu ma ei tea, mul on mingisugune nagu pinge kehas, et ma tean, mis on minu jaoks olnud siuksed nagu lemmikalbumid, mille juurde ma tulen tagasi ja tagasi, kui ma mõtlen nagu uuematest albumitest. Et folklore, ma usun nagu Taylor Swifti puhul, kui nagu mõelda sellisele modernsele popmuusikale, ma usun, et see on nagu väga hea. Daft Punki Random Access Memories, kuigi see on täielik revival album, eks ole, et on nagu vanakooli muusika lihtsalt uue produktsiooniga. Mulle kohutavalt meeldib, kui ma mõtlen, mis seal veel võivad olla, kes see oli see LSD või Sia Diplo ja Labyrinth, nende nagu kolme koostöös valminud album on kohutavalt hea nagu popmuusika näide. Jay-Z 444, millest me minu meelest rääkisime ka ühes saates nagu pikemalt, on jällegi võrratu näide sellisest nagu väga heast hip-hop albumist ja ütleme, ma olen avastanud ka selliseid artiste nagu Run the Jewels ja Aesop Rock ja teisi nagu hip-hopi maailmast, kes tõesti nagu teevad defineerivat muusikat tänapäeval. Aesop Rockist rääkisid meie kõige esimeses saates ka. No võt, eks ole. Et selles suhtes ongi nagu et ma kuidagi ei taha öelda, et ei tehta head muusikat, loomulikult kogu aeg tehakse ja see mõjutab pidevalt kultuuri ja toob kaasa uusi hoovusi. Ma lihtsalt kuidagi võib-olla tunnen nagu mingit teatavat nukrust, et kui ma just nagu viimasel nädalal ka mõtlesin, et ma tahan kuulata midagi, mis tekitab mus nagu eriti sooja tunde ja tõmbab kohe käima, siis ma panen AC/DC Back in Blacki peale. Nagu see ei ole see, et ma vahel kõnin õues ja mul on nagu õue playlist, kus on see sama Sia Diplo ja Labyrinthi album, mul on seal Taylor Swifti, mul on seal mingit siukest veits peomuusikat, Lady Gagat. Siis see on see, et kui ma olen nagu tööl on nagu raske päev olnud või mul on mingi tüli kellegagi või mida iganes, et siis ma lähen nagu õue jalutama, siis ma panen peale nagu see Shake It Off ja tead, siuke nagu mõnus värk. Aga ma ei tea, et see on ikkagi nagu see, et need plaadid võivad olla nagu monumentaalselt tähtsad, aga ma mõtlen selle peale, et kui monumentaalselt tähtis ja hea ja oluline ja kõnetav peab olema minu jaoks, et saavutada nagu samaväärne tase Sgt. Pepperi või Frank Zappa Apostrophe või Overnight Sensationi või AC/DC Back in Blackiga või Iron Maideni Number of the Beastiga, ma ei tea, kas on üldse see võimalik, kas on ainult läbi selle nooruse nagu prillide või seda on nagu kuidagi nii keeruline mul endalgi mõista. Ja see on üks masendavamaid asju, mida inimesed alati rääkisid vanemaks saamise kohta, et sa kuidagi tunned vähem või muutud nagu tuimemaks teatud asjade suhtes või kui mitte tuimemaks, siis lihtsalt kuidagi need kuidagi ei liiguta sind võib-olla nii väga või ei löö rivist välja ega ka ei vaimusta, et sa muutud selles mõttes nagu tasakaalukamaks, aga võib-olla mingil määral ka kuidagi nagu ikkagi siis, ma ei tea, kas igavamaks või nii, vähemalt vaadates läbi
kuidagi teismelise vaatevinkli sellele asjale. Ja tõesti, olles 30ndate teises pooles nüüd omadega, võin ma ka öelda, et nii ongi, et aina raskem on, mitte et oleks raske vaimustuda, vaid kuidagi isegi ei ole seda suurt kuidagi kihku meeletult kuidagi vaimustuda, pigem ongi siuke tunne, et tahaks juua kummeliteed tahaks juua kummeliteed ja Robert Wyatt peale panna. Ja võimalikult vähe tõmmelda ja lihtsalt teha lahedaid asju, kuidagi nokitseda oma asjade kallal ja võtta aega kõige jaoks ja nii, et see mingisugune siuke 17-aastase või 16-aastase siuke tundeküllasus ja siuke meeletu seesmine intensiivsus, mis ühtlasi väljendub ka siukses välimises, siukses ringi rapsimises, on kuidagi täiesti nagu läbi saanud ja ma olen sellest teadlik ja see on kuidagi, see ei ole miski, mis mind kuidagi murelikuks teeks, aga just nimelt sellise nagu popkultuuri fännina ma tegelikult ikkagi nagu tahan olla avatud järgmistele uutele suurtele muutustele, arengutele ja sellepärast ma tunnen, et vahel on vaja võib-olla nagu teadlikult kuidagi ikkagi tutvustada endale mingisuguseid uusi asju just selle mõttega või selle tagamõttega, et oota, ära libise sellest üle lihtsalt sellepärast, et sa enda arust oled seda juba näinud ja seda juba kuulnud või mis iganes, on ju. Et vaata nüüd, mis siin ikkagi peidus on, miks see asi praegu kõnetab kõiki neid inimesi ja selle kaudu muutuvad paljud asjad väga huvitavaks, näiteks rääkides sellest, kuidas sa mainisid, et sa ei tea, kuidas sulle oleks tundunud uuem hip-hop, kui sa oleksid juba olnud 90-ndatel hip-hopi fänn, on ju. Mina olin 90-ndatel hip-hopi fänn, ma kasvasin üles kuulates, ma ei tea, Busta Rhymesi ja Chris Crossi ja muid selliseid artiste, et minu jaoks näiteks kogu see mõminaräpi värk, mis hakkaski pihta suuremalt võib-olla kuskil 5 aastat tagasi, umbes niimoodi, sest et ma mäletan, et 3-4 aastat tagasi ühel suvel mu õde lasi mulle Nublu lugusid ja siis ta lasi veel neid SoundCloudist. Et siis oli veel see hetk, kus oligi Nublu ja siis teine artist oli Väike Pede, kes panid SoundCloudi oma lugusid üles ja siis need inimesed jagasid linke omavahel ja nad saavutasid mingisuguse siukse tuntuse. Ja see oli reaalselt mingisuguse mõne kuu küsimus, millal Nublust vähemalt sai tõesti nagu siuke uus Tanel Padar omal moel. Et siis, aga tol hetkel 3-4 aastat tagasi ikkagi see kõlas nagu mingisugune jälle mingi keldrisalvestus ja mingisugune asi, mis lihtsalt nagu oli nagu huvitaval kombel naljakas, aga ka niisama naljakas ja oli nagu raske ette kujutada, et sellest võiks saada ka siin Eestis mingisugune suur asi, aga ometi Siim Nestor, keda on peetud selliseks Eesti mõminaräpi saadikuks või keegi kuskil ristis teda mingis kirjutab Ekspressis tõsiseid lugusid pikalt sellest, et Väike Pede on nagu geenius ja nii edasi. Et seda kõike nagu mulle tundub, et enam ei ole vaja nagu eriti üldse kellelegi põhjendada, et see on nüüd mingisugune thing, sest et vaadates ka seda, kui suureks on kõik see siuke autotunitud vokaalidega räpp, trap beatidega räpp nagu läinud, on ju, et see tol hetkel, kui see tuli, jättis mind külmaks, aga nüüd tagantjärele olen ka mina kuidagi jõudnud sinna kohta, kus ma isegi nagu olen rõõmus, et see trap beatidega, autotunitud vokaalidega räpp on nii mainstream, sest et mulle tundub, et jälle üle pika aja on meil olemas mingit sorti siuke sound või mingisugune siuke loo tegemise valem, mis on väga selgelt praeguse, ma ei tea, 10 kõlaga ja kuhu saab siit edasi minnes jälle tagasi tulla, et kui see ühel hetkel moest ära läheb, siis võib-olla möödub 20 aastat ja siis saab teha nagu retro
tagasivaateid, saab teha uus versioone nendest tänastest nagu trap-beatidega rap-lugudest, mis siis tunduvad umbes sama vanakoolikad kui 80ndate ja 90ndate alguse rap võib-olla tänapäeval, kui me paneme peale mingisuguse varase, ma ei tea, Run DMC kasseti näiteks, see ei kõla enam tänapäevaselt. Jah. Kas sa oled näinud, Netflixis on uus sari This is Pop? Ei ole. Ma vaatasin seda ja ma tundsin nii meeletult kaasa T-Painile. Ja ma ei olnud seda kunagi nagu lahti mõtestanud, et kes on T-Pain ja kui, ma teadsin, kes ta nagu on, tema on see, kes nagu autotune'i nagu selline saadik oli rap-muusikas ja tal oli isegi oma see äpp ja kõik nagu tegid seda T-Pain soundi järgi ja kõike muud, et tema nagu tõi just kui selle autotune'i nagu nii tugevalt sellesse nagu avalikku, või ütleme lihtsalt popmuusika nagu narratiivi või keelde. Ja teda oli nagu väga huvitav seal sarjas kuulata, sellepärast, et ta tõi selle nagu loo selle nurga alt välja, et teda süüdistatakse või süüdistati nagu muusika ärarikkumises. Et tema pärast just kui nagu laulu hääl ei ole enam tähtis ja ta nagu, või et ta on andetu ja ta on nagu mõttetu, et ta nagu on nagu nii palju kriitikat saanud puhtalt sellepärast, et ta lihtsalt otsis mingit huvitavat soundi, mis võiks olla tema sound ja leidis midagi ja katsetas seda ja see kuidagi nagu läks meeletult suureks. Ja seda oli nii huvitav jälgida ja vaadata nagu seda tema lugu ja kuidas ta seda rääkis, et mul nagu reaalselt hakkas kahju temast. Et teda nagu kuidagi, teda käsitletakse nagu kuidagi siukse nagu inimesena, kes, ma ei tea, rikkus ära muusikatööstus kuidagi nagu, et see oli jah huvitav, aga vaata, see ongi nagu see, et lõpuks ju see mõminaga on sama teema, et seda nagu sellist, seda soundi on kuidagi väga palju mõnitatud või räägitud kuidagi halvasti, selle üle on nalja visatud, et nagu, et mingid lapsed mõmisevad kuidagi ja seda on peetud nagu infantiilseks ja seda on peetud nagu kuidagi arusaamatuks ja koledaks, aga lõpptulemusena samamoodi räägiti Nirvanast ja samamoodi räägiti metal-bändidest ja samamoodi räägiti esimestest räpparitest üldse, et miks nad peavad niimoodi ennast väljendama, eks ole. See panebki mind mõtlema selle peale, kuidas kõige olulisemad trendid popkultuuris ikkagi kipuvad olema sellised, mille peale esimene reaktsioon sellistel elitaarse maailmavaatega inimestel nagu mina on nina kirtsutada. Ole väga ettevaatlik sellistel momentidel, kus sa tunned, et sa tahad nina kirtsutada ja kuidagi naeruvääristada mingisugust uut popi asja, sest et võib väga vabalt juhtuda, et 3-4 kuu pärast see ongi mainstream, et see ongi see peamine asi, mida kõik tahavad teha. Ja mitte sellepärast, et nüüd nagu kõik, mis on populaarne, on tingimata juba olemuslikult hea ja väärtuslik ja nii edasi, et ma ei räägi nagu seda juttu praegu, vaid ma lihtsalt ütlen, et sageli me kirtsutame nina uute asjade peale sellepärast, et meie oma mingid väärtushinnangud ja meie oma maitse on juba nii paika loksunud, et see mitte ainult ei paku meile turvatunnet, vaid see ühtlasi ka tegelikult jätab meid ilma mingitest kogemustest, mida me veel võiksime saada. Ja see on just see pool, mida tasub omalt poolt kuidagi, kus tasub ise ennast nagu aidata ja tasub panna ennast uutesse olukordadesse, kus saab vaadata lähemalt seda uut veidrat asja, mis esialgu tundub nagu naeruväärne, nagu näiteks seesama mõmina räpp või SoundCloudi räpp, mis ju ongi praeguse seisuga peamine nagu hip-hopi stiil, võib-olla hakkab see asi juba lõppema, sest et see on juba piisavalt kaua kestnud. Aga need artistid nüüd, kes SoundCloudist tulid, on juba oma albumid välja andnud ja nagu väga, ütleme oma jäätised välja andnud, olgem ausad, eks ole. Mulle alati see meenutab seda Abe Simpsoni seda tsitaati Simpsonitest, et I used to be with it and they changed what it was. Now what I'm with isn't it and what is it is weird and scary to me. It'll happen to you. Ma pean selle koha üle kuulama, sest ma ei saanud aru, mida sa ütlesid täpselt. See oli väga segadusajav, aga ma sain aru sellest mõttest, miks sa seda ütlesid. Ma vaatan, mis meil vahepeal chatis ma tahaks, et sina loeksid
selle õnnitluse ette, sest et mul on tunne, et see rõõmustab mind väga, näed, Mart on meile kirjutanud seda, et 1/5 ansamblist Mört on suur popkulturistide fänn, mis mind kohutavalt rõõmustab, ma võtan need õnnitlused väga rõõmsalt vastu. Võib-olla kui võib siis paluda soovilugu, sest Ivo on liiga viisakas inimene, et seda ei saa teha, et kui jääb aega prooviruumis ja tekib tunne, et tahaks teha mingit uut lugu, aga täpselt ei tea millest, Viiking nimega Rökk. Ja. Viiking nimega Rökk, kes pani hirve plahvatama. Näiteks. Ja muidugi ma mõtlen seda isegi pigem niimoodi, et kui nüüd 5 aastaga me oleme suutnud 1/5 nii-öelda Mörtist üle tuua, siis ehk järgmise 5-ga juba järgmise 5 ja võib-olla siin 25 aasta või 20 aasta pärast siis on kogu bänd nagu meie fännid. Ma ei tea, vaatame, äkki see niimoodi saab toimuda. Meile veel Kaarel enne ütles, et ise oled nunnu, Jim, see oli, ma oletan siis, kui ma rääkisin kassettidest, et kassetid on nunnud, või siis ma olen Kaarlile öelnud, et ta on nunnu ja ta nüüd aastaid hiljem ütles, et ise oled, sest et Kaarlit ma viimati nägin aastaid tagasi. Okay. Oli ta nunnu siis? Muidugi, jaa, Kaarel on väga nunnu ja Kaarlil on ka luulekogu, mis mulle on hirmsasti meeldinud muide. Nii et võib-olla veel midagi su pööningule, kui sa sinna hakkad raamatuid viima. Ma ükskord tahaks neid sealt ära tuua, aga vaatame, kas me selleni jõuame. Aga mis veel? William täpsustas oma õnnitlust. Et see on väga pikk, see on siuke essee. Mulle meeldib meie saate juures see ka, et meil on palju esseiste kuulajate seas. Isegi hoolimata sellest, et me kohe alguses rääkisime, et esseism on nagu surnud kunst või kirjandus üleüldiselt. Rääkisime või? Millal me rääkisime? Sa läksid üle nii-öelda oma sellisest vanakooli nii-öelda kunstist, läksid üle mängude peale okay. Nagu see viitaks just. Ühesõnaga, see polegi oluline. Ühesõnaga, William täpsustab, et lati alt läbijooksmise all ta viitas meie eelnevale väitele, et tehke kõik oma podcasti, sest latt pidi madalal olema. Ja. Vaata, sa ise ütlesid seda ja siis sa nüüd norisid Williamit. Ja siis ta ütleb, et kiitmisega ei maksa samas ka kunagi liiale minna, sest siis arvatakse, et ollakse nii kõvad tegijad, et enam pareks minna ei saa. Vot see on asi, mis mulle Inglismaal meeldib, et seal nagu ei hoita inimesi tagasi niimoodi, et niimoodi poole suuga kiidetakse ja siis teise suu poolega öeldakse, et aga ära nüüd hakka arvama, et sa keegi nagu eriline oled. Et Inglismaal ei kiideta üldse? Inglismaal lahendus on see, et ei kiideta üldse. Ja siis, ja mis me sealt oleme saanud? David Bowie, kolonialism. Kuninganna, kõik head asjad. Aga igal juhul, William, aitäh. Aitäh sulle esseede eest ja aitäh nende armsate õnnitluste eest. Mina loodan, et Jim ikkagi jätkab enda põlema panemist lastepidudel, et see nagu ei lõppe ära. See on väga meelelahutuslik. Sellega võib-olla olekski paslik lõpetada tänane sünnipäeva eri. Ma pidin rääkima veel, et mis albumid mul on jäänud kuidagi niimoodi pinnale viimasest 5 aastast. Et võib-olla tõesti see Radiohead ja Moon-Shaped Pool on siuke album, mis mind käib nagu kummitamas aeg-ajalt, sest et ma olen ühtlasi viimase 5 aasta jooksul tegelenud ühe raamatu kirjutamisega, mis on kuidagi lähedalt seotud ka selle Moon-Shaped Pool albumi kuulamise perioodiga. Kas sa räägib mehest, kellel on bassein, mis on kuukujuline? Kuidas sa ära arvasid? ja et võib-olla see, ma ei tea, kas nagu muul põhjus, see on natuke nagu siuke kokkusattumus, et kuidagi, et selle raamatu kirjutamise põhjus ja see album ise, mis on siuke väga nagu minoorne ikkagi, isegi Radioheadi täitloomingut selle foonil nagu vaadates, et see kuidagi jääb niimoodi, tõuseb esile kui üks minoorsemaid. Et ma ei tea, kas muidu see album oleks muidu see album oleks jäänud niimoodi mu playlisti, aga seal kuidagi juhtusid erinevad asjad, mis jätsid selle sinna isiklikus elus. Aga sealt edasi nagu rõõmsamatest või majoorsematest albumitest rääkides, ma ütleks, et Blood Orange'i Negro Swan oli album, mida ma kuulasin tõesti obsessiivselt ja see on
see on kindlasti viimase 5 aasta jooksul olnud üks album, mis on nagu, mis on ribadeks kuulatud ja teine ootamatu tore avastus oli Solange'i album When I Get Home ja kusjuures selle albumi ma leidsingi tänu sellele, et me kurtsime, et me ei ole leidnud erilisi albumeid, siis paar aastat tagasi oli see juhtum, kus siis saime ka korüfeedelt nahutada ja meile öeldi, et ise olete süüdi, mis oligi tõsi. ma ei olnud kunagi sellele ka vastu vaielnud, algusest peale olen leidnud, et see on ainult minu süü. Et me ei olnud süüdi selles, et head muusikat polnud ilmunud, vaid me olime süüdi selles, et me olime lihtsalt liiga vähe vaeva näinud ise, et seda head muusikat üles leida. Aga Solange'i When I Get Home albumit tegelikult soovitas meile üks meie kuulaja pärast seda, kui me olime niimoodi kurtnud Twitteris veel. Ma mäletan, keegi hõikas välja, et see on küll olnud üks erilisemaid albumeid ja siis oligi see, et ma kolisin Inglismaale ja mul sageli sellist nagu elukeskkonda vahetades tekib vajadus mingisuguse pidepunkti järele või mul on vaja midagi, mis saadaks mind, oleks mulle kaaslaseks, et ma kardaksin vähem ja kohaneksin kuidagi pehmemalt ja rutem. Ja Solange'i When I Get Home väga kauni pealkirjaga muidugi, arvestades seda, et ma ju leidsingi endale uue kodu just nagu ja et see album kuidagi läks mulle sügavale hinge lõpuks ja mulle tundub, et see on ka üks kuidagi nagu uuendusmeelsemaid ja veidramaid selliseid R&B albumeid, mida ma olen kuulanud, sest et see on kuidagi nii huvitavalt abstraktne ja kuidagi nagu selline tahtlikult poolik just nagu, ehk siis, et seda albumit ma ei kirjeldaks nii nagu harilikku R&B albumit, kus on siis palju sellist sensuaalsust ja selliseid soojasid biite ja hästi selline nagu, et et baby, come on, vaata siuke nagu et siuke hõõritamise ja siuke kallistamise ja musitamise muusika, vaid ta on nagu rohkem siuke nagu kui R&B pannakse kuskile muuseumisse ja dekonstrueeritakse mingisuguse abstraktse kunstiaktsiooni käigus. See on väga imelik viis seda albumit kirjeldada ja võib-olla see ei kõla nagu kõige põnevam album, kui ma seda niimoodi kirjeldan, aga lihtsalt kuidagi see siuke dekonstrueeritud ja minimalistlik R&B oli miski, mida ma polnud varem kuulnud ja mida ma võtan kaasa sellest viimasest 5 aastast. Aga meil on jäänud veel natukene seda sünnipäeva tähistada. Me lubasime lõpetada 5:30, kuna me alustasime natuke hiljem, siis me saame ka lõpetada veidi hiljem, aga mitte hullult palju hiljem. Et võib-olla olekski paslik see viimane ots pühendada siis järgmisele 5 aastale, et me oleme nüüd heietanud, mis meile viimasest 5 aastast meelde jäi ja mis me oleme kaasa võtnud endaga ja mis meie endaga on juhtunud, kõik arengud ja taandarengud, aga mida me ennustame järgnevaks 5 aastaks, vaadates kõiki meie põhilisi saate teemasid, milleks on siis filmid, sarjad, videomängud, erinevad üritused, kus me käime ja meie enda erinevad neuroosid ja ärevuse päästikud. No 5 aasta pärast oleme kindlasti samamoodi väga ärev inimene. Ma ei kahtlen, et see muutub. Sa jood veel rohkem kummeliteed. Võimalik, et ma joon veel rohkem kummeliteed. See on mul elus alati periooditi käinud vahel. Ma joon rohkem kummeliteed, vahel vähem. Nüüd on jälle väljas natuke jahedamaks läinud, ma kannatan jälle teed juua. Aga ma loodan, et me järgmised 5 aastat veel teeme seda saadet. Ma arvan, et me saame rääkida väga palju jälle konsoolidest ja äkki ikkagi järgmise 5 aasta jooksul tuleb ka Switchi uuendus, mis on väärt uuenduse nime. Mitte ainult natukene parem ekraan, eks ole, on ju. Ja no seal ei tule midagi muud juurde. Tahaks ühesõnaga kindlasti tuleb, ma ei saa kindlasti öelda, ma loodan, et tuleb uus Legend of Zelda Breath of the Wildi teine osa. Ja ma pean ära mainima, et see on ka viimasest 5 aastast asi, mida ma pean võib-olla kõige väärtuslikumaks, et vähemalt
tegelikult mitte ainult videomängu valdkonnast rääkides, see on tõesti üleüldse üks suuremaid asju, mis minu jaoks isiklikult on juhtunud kuidagi kultuuris üldisemalt. Legend of Zelda Breath of the Wild, ma siiamaani mängin seda. Kui selle 5 aasta jooksul nii-öelda lõppes ära Marvel Cinematic Universe'i selline üks suur liin nii-öelda, et me küll ei olnud nagu terve selle aja olemas, aga me saime seda lõppu väga detailselt ja asjalikult ja väga paljude inimestega kommenteerida. Et siis ma loodan ja ma kujutan juba ette, et on terve hulk inimesi, kes ei viitsi sellest Marvelist enam mitte midagi kuulda, aga ma loodan tegelikult, et järgmised 5 aastat toovad veel ühe siukse suure Marveli siukse nagu looliini või siukse nagu siuksed uued ägedad filmid ja sarjad, sest need, mis vahepeal siin on olnud, Loki just eriti Disney Plussis on meeletult äge sari olnud ja mind väga huvitab, kuhu nad selle kogu multiuniversumi looga lähevad. Järgmisel 5 aastal, nagu omaette küsimus nüüd on see, et mis saab nagu kinofilmidest ja suurtest filmidest üleüldisemalt, et kas jätkub see, et filmid kaotavad järjest nagu tähtsust ja liiguvad pigem nagu voogedastusteenustesse ja kino nagu ei taastu niimoodi, nagu ta kunagi oli. Või siis hakkame just vastupidi pärast seda, kui see nüüd järgmisel 5 aastal tõenäoliselt ikkagi see pandeemia ühel või teisel viisil nagu lõpeb ja COVID jääb selliseks endeemsemaks probleemiks. Nagu ikka kipub juhtuma selliste haiguste ja tsoonoosidega. Et ehk siis nagu, ma isegi tõesti täna ei tea öelda. Kasutasid sõnu endeemiline ja tsonoos ja ma lihtsalt tegin nägu, nagu ma saaks aru, millest sa räägid. See on kõik fine. Aga tegelikult ma pean seda Wikipediast lugema. Tsonoos on haiguse ülekanne nii-öelda siis loomadelt inimestele ja endeemia siis on mingi haiguspuhang mingis kindlamas piirkonnas. Kui me räägime pandeemiast, siis me räägime nagu globaalselt. Selge, ehk siis nagu kõike hõlmav. Territoriaalselt vähemalt. Jah, aga ma isegi täna ei oska nagu ette ennustada, kas kino nagu saavutab mingisuguse tähtsuse jälle, sest minul on see probleem, et ma ei armastanud väga kinos käia enne ja nagu ei oota seda meeletult tagasi nüüdki, aga mul on sõbrad öelnud, et nad väga igatsevad kinos käimist ja nüüd, kui tuli Rasmus Merivaa film Kratt välja, siis ma tegelikult ise tahaks väga-väga seda filmi näha ja ega mul väga hetkel muud varianti ei olegi, kui kinno minna. Ja ma ei tea, kas ma lähen või ma ootan siin teda nagu igale poole mujale ära. Kas sa tahad kinno minna? Ma väga ei taha. Tegelikult. Või huvitav ongi see, et või ma ei tea, kui huvitav see on, aga see on lihtsalt, see tuli mu jaoks ootamatult see taandareng, et ma veel vähem kui varem suudan minna rahvarohketesse kohtadesse, nagu näiteks kauplused, ostukeskused ja ka kinod näiteks. Ega väga ei taha, jah. Või mingisugused ujulad või võimlad, et ma kuidagi, ma natuke arvan, et see on veel ikkagi siuke nagu ehmatuse järellainetus, et see läheb ära, sest et suurem osa elust on ju sellistes kohtades käimine olnud ikkagi täiesti loomulik elu osa ja see vaevalt, et sellised harjumused nagu nii kiirelt ja nii põhjalikult muutuda saavad, aga ma siiski väga-väga eelistan näiteks tellida asju koju otse, näiteks see on asi, mis tõesti muutus reaalselt viimase 1,5 aasta jooksul, et pärast seda, kui ma sain aru, kui mugav on lihtsalt valida netist välja asjad, mida sul on vaja ja tõesti see võib olla mingisugune tehnikavidin, aga see võib olla ka umbes, ma ei tea, röstsai et kui lihtne ja kui lihtne seda on teha ja kui palju aega see säästab tegelikult, siis jällegi tundus nagu kummaline, et miks ma peaks tahtma käia jälle niimoodi, ma ei tea, autoga sõita poodi ja teha mingisugune nädala nimekiri ja käia siis seal nende lettide vahel ja lükata mingit suurt korvi enda ees ja ühesõnaga see, ma ei tea, et seal ei ole nagu mingisugust lisaväärtust, mis kuidagi õigustaks selle tegevuse jätkamist, erinevalt näiteks mingist
ma ei tea, mingi kodu koristamisest näiteks, mille ajal saab kodu puhtaks, aga ühtlasi saab ka näiteks kuulata mõnda taskuhäälingut või mida iganes, on ju. Et poes käimine tõesti on asi, mis nagu, mida ma pole kunagi otseselt nautinud. Ainsad erandid ongi raamatupoodides ja muusikapoodides käimised. Ja ma ei näe, et see kihk kuidagi joosta poodi võiks tagasi tulla ja ma ühtlasi ka ei näe, et see kihk kinno tingimata minna peaks nüüd nagu kuidagi jälle tagasi tulema eriti jõuliselt, sest et mulle väga meeldib vaadata telekast filme ja ma juba kuulun sinna põlvkonda ka, kellel on mõnes mõttes nagu ükskõik, et milliselt ekraanilt ma midagi vaatan, sest noh, see ei ole isegi mingisugune liialdus, sellest ma rääkisin kunagi ühes meie varasemas saates, see ei ole isegi liialdus, et ma vaatasin, et ma sain suure elamuse mingis Lux Expressi või Sebe bussis Mad Max Fury Roadi vaadates ja see ekraan seal on ju kõike, see on põhimõtteliselt nagu, see on kõige kaugemal mingist IMAX kino sellisest ekraani võimsusest, mis üldse olla saab, see mingisugune süke vetruva pinnaga bussi tahvelarvuti ekraan, on ju, mis on nagu väga kus on kõik see mingisugune, mis iganes hallid ja muud pooltoonid nagu on väga nagu vähe nüansseeritud ja kus heli tuleb mingitest suvalistest kõrvaklappidest. Ma võib-olla kasutasin seal oma mingeid natuke paremaid kõrvaklappe, aga no point on selles, et ma olin bussis teel ühest linnast teise, ilmselt Tallinnast Tartusse või Tallinnast Haapsallu ja aknast paistis päike ja vahepeal peegeldas ekraani peal ja kõik see. Ja see on film, mis on, see on üks vaatemängulisemaid märuleid, mida inimsilm on eales näinud, aga ma ikkagi sain sealt sellise elamuse ja ma olin täiesti, ma värisesin pärast seda filmi vaatamist, et see adrenaliini selline sööst, mida see tekitab inimese kehas, kui ta sinna filmi sisse läheb, on lihtsalt meeletu. Nii et kokkuvõttes nagu, kui ma saan ise valida, kus ja kuidas ma seda asja vaatan ja kui mul on valikuid, et ma ei pea tingimata kinno minema, siis ma tingimata ei lähe, jah. Et ma arvan, et see süveneb, see on üks minu ennustusi, et mu kinoarmastus ei tule sellisena tagasi. Jah, ja teine pool on see, et tegelikult ma vaatan seda praegu küll väga kitsalt nagu Disney kontekstis, aga Disneyl on täna siuksed ühed kõige olulisematest frantsiisidest ju enda käes. Et kui ma võrdlen näiteks neid Star Warsi filme, mis välja tuli ja nüüd näiteks seda Mandaloriani sarja, mulle see sari kohe väga-väga meeldis ja ma vaataks selliseid asju parema meelega edasi ja sama on ka Marvel Cinematic Universe'iga, et see Loki sari oli tõesti nagu suurepärane ja üldse nagu siukseid väga kihvtisid sarju on tulnud ka näiteks Netflixist üks lemmikumaid sarju, mis nad on üldse kunagi teinud, on Sex Education ja mind nagu tegelikult järgmisel 5 aastal teeb hoopiski nagu rohkem ma ootan seda, et mis kihvtid sarjad, nagu uued asjad nagu välja tulevad, et see võiks olla nagu põnevam. Muusika osas ma ei oska nagu täna väga isegi midagi öelda, et ma loodan, et tuleb midagi, mis mind tõeliselt raputab, pigem rohkem kui vähem. Ja mängude osas, Breath of the Wildi ma juba mainisin ja ma arvan, et järgmised 5 aastat ma mängin ikka veel Stardew Valley. Kahtlemata, eriti arvestades, et sa elad nüüd Stardew Valley eluga väljaspool virtuaalruumi, ehk siis kasvatad tomateid ja kõpitsed oma aias ja ehitad maja. Aga ma tahan ühe sükse nagu julgema ennustuse veel teha. Virtuaalreaalsus saab meie igapäevaks. See juba on meie igapäev, aga ma tahan teha ühe julge ennustuse, millele saab siis 5 aasta pärast tagasi vaadata ja saab hinnata, et kas see läks täppi või mööda, aga ma arvan, et see NFT-de tulek, et sellega hakatakse veel veidramaid asju tegema edasi. Mulle meeldib, et sind huvitab see jutt nii hullult. Mis asjad on NFT-d? NFT-d, kas me ei ole rääkinud NFT-dest või? Kui sa selle lühendib mulle lahti seletad, siis võib-olla. See on non-fungible token. See on mingi krüptoraha teema?
see on põhimõtteliselt selline nagu sertifikaat või võib-olla sertifikaat ei ole ka õige sõna, aga see on ühesõnaga sihuke nagu omandit tõendav selline token, siis on ju, või mingisugune julla. Sa räägid krüptorahast põhimõtteliselt. Või okei, mitte ainult krüptorahast, vaid sa räägid laiemalt kõigest, mida on võimalik kasutada plokiahela. Jah, see on plokiahela külge aheldatud ja üks suuremaid selliseid, ma ei tea, skandaale kunstimaailmas oli ju see, et nüüd, ma ei mäleta millal, see oli mõni kuu tagasi, kui selline digikunstnik nagu Beeple jõudis siis maailma meediasse sellega, et ta müüs maha kõigi aegade kalliduselt nagu 3. või 4. kunstiteose, mille hind oli meeletu, see vist oli $69 miljonit või midagi sellist. Ja Beeple on siis siuke inimene, kes aastast 2007 on iga päev teinud ühe siukse ma ei tea, kas joonistuse, maali, ma ei tea, kas seda on õige nimetada, aga pildi, mille ta joonistab igal juhul arvutis. Mina olen olnud aastaid tema Instagrami jälgija ja mingil hetkel tal sai siis 5000 pilti kokku, ta nimetab neid oma everydaydeks ja need pildid ta pani siis kokku üheks suureks JPG failiks ja see läks sinna oksjonile ja see oli esimene kord maailma ajaloos, kus siis ostetakse mingisugune digikunstiteos, mis ei ole isegi, sa ei saa isegi käega katsuda seda, sa lihtsalt sulle saadetakse põhimõtteliselt, ma ei tea, kuidas saadeti Dropboxi link või saadeti mingi USB pulk sellele ostjale ja siis ta sai oma arvutis vaadata seda ja muidugi lõõbiti selle kallal tohutult palju, et näed, ma võin ka Beeple'i kunsti endale soetada, ma vajutan paremale hiireklahvile ja panen save as ja siis panen, et see pilt tuleks mulle desktopile. Aga see oli selles mõttes selline märgiline juhtum, et esiteks, et see hind kujunes nii kalliks seal oksjonil ja teiseks tekitas väga palju kõneainet sel teemal, et mis on üldse digikunsti tulevik, kas seda nüüd saabki pidada nii-öelda nagu täisväärtuslikuks kunstimeediumiks, et me saamegi kõrvutada Beeple'i JPG faile, ma ei tea, Mona Lisaga, on ju, et aga kas siis müüdi ka seal juures, ma ei ole sellest üldse kuulnud, et lisaks sellele JPG failile, kas seal müüdi ka siis nii-öelda see token või see nii-öelda nagu see mingi digitaalne sertifikaat, mis ütleb, et see on minu oma? Just, et ta sai selle endale nii-öelda, aga samas need failid on kõigil olemas, sest et kõigil on internetiühendus aga tema on selle faili omanik. Aga tema on selle faili omanik nii-öelda, on ju. Ja see oli väga kummaline ja see ostja vist isegi ei olnud mingisugune nagu kunstikoguja tingimata, et see kõik on väga hämar selles mõttes, et tegu on mingite nagu krüptoraha nohikutega põhimõtteliselt, kes vaata paigutavad oma raha erinevatesse ma ei tea krüptorahast väga palju, ma olen üleüldiselt finantskirja oskamatu, vist on see sõna, mida kasutatakse. See vist, jah. Aga ma tahaks öelda, et minu ennustus on see, et vaadates NFT-de sellist, mis furoori NFT-d on tekitanud, vaadates seda, kuidas Eminem müüs ka NFT-sid, vahepeal ma sain isegi, kuna ma olen ta mailing listis kirjas, siis ta saatis ka mulle kirja, et kas ma ei tahaks osta tema NFT-sid. Et tema müüs oma mingeid instrumentaalträkke, mõned neist vist olidki isegi varem avaldamata ja siis mingi fänn ostiski, ma ei mäleta jälle, mingi tohutult suure raha eest ostis endale siis ühe Eminemi tracki ja siis tegi sellest oma mingisuguse loo ja siis see sai YouTube'is miljoneid vaatamisi ja nii edasi. Aga ma arvan, et see trend, ma arvan, et selle NFT teemaga tehakse veel mingeid veidraid asju edasi ja minu ennustus on, et kuigi mina kinno satun ilmselt järgneva 5 aasta jooksul vähem kui varasema 5 aasta jooksul, siis ma arvan, et üks imelik areng, millele mina juba näpu peale panen, juba siin täna meie sünnipäeva saates, on see, et hakatakse müüma ka näiteks filme kui kunstiteoseid, ehk siis, et sina, Ivo, saaksid ilmselt järgneva 5 aasta jooksul osta näiteks, ma ei tea, Christopher Nolani filmograafiast oma lemmikfilmi ära ja siis öelda, et see on nüüd minu oma. Sest et NFT-sid, ma arvan, hakatakse külge panema ka linateostele näiteks. Ja võib-olla ka isegi näiteks mingitele nagu sarja osadele, et a la, et keegi ostab ära mingisuguse Star Treki
esimese seriaali mingisuguse pilootosa näiteks, on ju. Ja see ei tähenda seda, et see osa kaoks ära nagu teiste inimeste, ma ei tea, voogedastusplatvormidelt, sest et NFT-dega tingimata ei müüda, ei anta kaasa ka nagu autoriõigust, et sa saad ei no autoriõigust nagu väga ei saagi ära anda, see jääb alati autorile, aga sa võid mingeid nagu erinevaid muid õigusi. No põhimõtteliselt vaat, et kui sa ostad näiteks mingi maali, mingilt maalikunstnikult, sa võid sellega teha mida iganes, sa võid sellega nagu aga autor jääb autoriks. Autor jääb autoriks, aga sa võid seda nagu näiteks näidata teistele mingitel avalikel üritustel, et sul on selles mõttes nagu õigus, see copyright või noh, mis iganes, et sa võid sellega nagu, sa võid levitada sa võid sellega põhimõtteliselt ükskõik, mida sa tahad teha, aga noh, see autoriõigus kui selline jääb autorile, minu tead alati, ma ei ole juures nagu nii tugev ka. No jaa, aga lihtsalt, et see vahe, võib-olla autoriõigus on jah see vale sõna, aga NFT-ga ei kaasne tingimata õigust seda asja nagu levitada ja panna uuesti mingile näitusele, nii et see vahel peab samamoodi käima läbi autori esindajate või mis iganes, on ju. Et ühesõnaga, minu julge ennustus järgmine 5 aastaks on see, et sa saad osta siukseid jaburaid asju, nagu näiteks filmid ja või popkulturistide osad. Või popkulturistide osad. Väga huvitav. Kristi kirjutab, et Ivo haigutab väga hoolega. Ma ärkasin täna, ma olen tegelikult puhkusega, ma ärkasin täna hästi vara üles, et aidata ühte magistritööd, siis ma andsin hommikul 2 tundi magistritööle intervjuud. Ma olen natukene unine. Ja kui inimesed hakkavad rääkima krüptorahast, siis üldiselt magama. Kuigi see ei olnud see, millest sa tegelikult rääkisid. No, ühesõnaga, ma olen oma julge ennustuse ära teinud. Kuigi sa lähed kohe magama, siis ikkagi ma nurun sult välja ikkagi ka mingisuguse julge ennustuse, mida saab siis vaadata 5 aasta pärast, millele saab peale vaadata ja öelda, et kas läks täppi või järgmised 5 aastat saab olema see aeg, mil Linux lõpuks jõuab koduarvutitesse. Kas see juba ei ole seal või? Ei. See on see Linux on the desktop, see on nagu mingi siuke viimase nagu 20 aasta nali. This is the year for Linux on the desktop, aga me keegi ei teadnud, et Linux jõuab meie kõiki lauaarvutitesse või nendes telefonidesse hoopis. Androidi näol. Ühesõnaga, see oli mingi väga nohiklik nali, see ei ole üldse oluline. Ma ei liigu nendes ringkondades, ma ei saa aru nendest naljadest. Aga sa just rääkisid mulle krüpto mingitest tokenitest, aga okei. Kõik mu sõbrad on krüptopankurid. Ma vaatan Twitteris, kõik räägivad kogu aeg, see on nii veider teema minu jaoks. See tundub rohkem nagu lähedane mingi kasiinos käimisega kui päris investeerimisega, aga noh, see selleks. Kõik pahandavad ja kirjutavad mulle nüüd. Meid saab õnnitleda muide kui kirjutage, siis õnnitlege. et meid võib õnnitleda Bitcoine meile saates. Või meie Patreoniga liitudes. Või Dogecoine saates, jah, või siis meie Patreoniga liitudes, jah. Kuigi ma oletan, et kõik tänased pidulised, kes meiega koos tähistavad, juba teavad, et meil on Patreon ka, aga igaks juhuks hõikame meile, et patreon.com/popkulturistid on koht, kust saab ka meie lisasaateid kuulata, nii et heitke pilk peale. 5 aasta pärast on 2026, eks ole? Jah, 2026, jah. Ma teen panuse, et kliimamuutuse mõju on selleks ajaks nii tuntav, et see ei ole isegi enam mingi sugune poliitiline küsimus ühiskonnas, vaid see, et sellega tuleb tegeleda, on igapäevane reaalsus meie kõigi jaoks. Kas see ei ole popkultuuri vallast? Ei, see on väga hea ennustus. Kliimamuutus mõjutab otseselt popkultuuri. Jah. Ja sõnastame nii ümber. Jah, et 5 aasta pärast on see mõju nii tuntav, et see mõjutab igapäevaselt meie popkultuuri. Väga hea, kirjas, ametlikult välja hõigatud. Ma lihtsalt tahtsin siia juurde küsida, et kas see ei ole juba nii tuntav või, sest et noh, sina puutud sellega kokku ka oma töös muidugi igapäevaselt, et teised inimesed võib-olla ei pea iga päev mõtlema selle peale, aga sina pead, et kas sa tunned, et see rohkem kui 5 aastat tagasi, aga ma arvan, et meil on veel arenguru. Okay. Ma midagi targemat oskasin ennustada. Ma mõtlesin mingi virtuaalreaalsus nalja teha, aga ma nagu tegin selle ära. Google Glass on 5 aasta pärast tagasi uue ja parema versiooni. Või liitreaalsus või midagi sellist. Ma ei tea, mul ei ole tuju selliste ennustuste jaoks täna. Ei peagi olema. Vot. No ennustused tehtud.
ennustused tehtud. Ja sünnipäevasaade tehtud. Sünnipäevasaade tehtud, me oleme 5-aastased nüüd ametlikult ja väga avalikult, mitte salaja. Ja. Me teeme seda kõike edasi. Me loodame edaspidi sünnipäevasid pidada kuidagi ka nii, et oleksid inimesed päriselt meiega, sest et oli väga-väga vahva näiteks pidada kõige esimest sünnipäeva Von Krahlis, kus Jarek Kasar laulis vahepeal ja kus inimesed istusid saalis ja olid koos meiega. Ma sain oma esimese tekiila juua. Mina sundisin sind jooma tekiilat. Täna oli ainult kummelide, aga sellest pole midagi, sest me olemegi, nagu ma ütlesin, me oleme vanemad nüüd. Et sellest pole midagi, aga jaa, et tahaks teid kõiki näha ka näost näkku, nii et vaatame, loodame, et see praegune olukord muutub ikkagi niivõrd palju paremuse poole, et see kõik muutubki jälle tehtavaks ja lihtsaks, võib-olla juba järgmisel sünnipäeval, järgmisel suvel, ja kui mitte, siis kindlasti ülejärgmisel või üle-ülejärgmisel või siis aastal 2026. Aga igal juhul suur tänu, et te olite meiega ja et te olete meiega ja te olete meie südametes. Te olete meie südametes. Ja mina olen Jim Ashilevi. Ja mina olen Ivo Krustok. Ja me oleme popkulturistid.